Läks. 5, 4, 3, 2, 1. Tere. Tark pead taskus siinpool. Täna on legendaarne ajalooline päev. Teeme esimese saate koos saatekülalisega ja selleks on minu hea sõber ja tegelikult ka Mikko hea sõber Olari Miiter. Tere tulemast. Oota, tutvustame ennast ka siis, et saatejuhtideks on siis Mikko Kallas, Ottomar Tamm. Kristo Epner. No sama bänd ühesõnaga, kes eelmine kord oli ka koha peal. Ehk siis midagi, saatekülaliste koosseisus pole midagi muutunud. Aga nagu ma ütlesin, siis ikkagi on täna ajalooline päev. Külas on meie hea sõber Olari, kes on mina ise oomustaks teda siis saari ettevõtjana, ägeda pereisana, kihvti ja väga hea suuvärgiga mehena. Ja üli hea meel, et sa tulid täna, leidsid laupäeval aega, et meiega siin maha istuda. Räägime täna sellest, nagu sina elu näed. Meie lihtsalt kritiseerime sind, paneme puid sulle alla ja jagame omalt poolt mõtteid ja vaatame, kuhu see jutt viib. Aga võib-olla alustuseks siis nii palju, et äkki sa räägiksid lühidalt, kes sa oled ja kust sa tuled? Kaua mul aeg on? No, nagu sa ütlesid, 14-15 pead Kristiines olema. 14-15, kui lähed Kristiinesse, siis sobib, et jõua siis minust. kui kõik ära rääkida, siis ma arvan, et ma 45 aastaga saaksin selle ära rääkida. Aga võib-olla, tead, mulle meeldib alati alustada sellist teemat, et kes sa oled ja kust sa tuled, et kui sa alustasid oma karjääri, siis sa tegelikult ju olid arhitekt. On mul õigus? Tõsi. Tead, sa arhitekti karjääriga tegelikult on ju nii, et ma olen eelmisel sajandil sündinud inimene. See tähendab siis 1900 millegagi. Ja 1900 millegiga. Et see oli aasta 88, kui ma täpselt teadsin, et ma tahan arhitektiks saada. Ma ei tea, kui vanad teie olite sellel aastal. Polnudki, ma olin kuskil munarakkudes võib-olla. Ma arvan, et sind ei olnud planeeritudki veel see. Ei. Papa peas, noh. Heal juhul. Aga miks sa nagu tahtsid saada või miks sa tundsid sellel hetkel, et sa tahad saada arhitektiks? Tegelikult on see väga lihtne, vaata. Mul on eluaeg meeldinud joonistada. Ma olen oli kunstnik. Mida sa joonistasid siis? Hobuseid. Ainult hobuseid? No jah, midagi veel? Hobustel ja arhitektuuril on tegelikult jumala suur seos, on ju. Mis seos? See kunstikauge inimene ei saa aru sellest. Ei, mina ei saa midagi sellest aru. Tegelikult mul oli selline elukeskkondade loomine oli südamelähedane, sest vaata, poisid ikka ja teevad esimeses, teises, kolmandas klassist ehitasime koopaid ja värke-särke. Et see hakkas niimoodi köitma see arhitektuuri teema ja siis ma teadlikult juba ka, see oli minu põhikooli viimane klass, kui ma teadsin, et ma tahan saada arhitektiks. Ma ei tea, kus kohas see tuli, aga ma kõik oma õpingud ja tegevused suunasin selle järgi, et arhitektiks saada. Ma ütlen saladuse, ka mina tahtsin saada arhitektiks, sest et just põhikooli ajal, sest mulle öeldi ka, et ma joonistan väga hästi, ma olen vasakukäeline. Aga ühel hetkel ma lihtsalt quittisin, sest see ei tundunud cool. Joonistamine ei tundunud lahe kutile. Ja siis mõtlesin, et suva see, et lasta jääbna. Ma huvi pärast küsin, mis seos on vasakukäelisusel ja hästi joonistamisel? See on siuke klišee ilmselt, mida ma nüüd ütlen, aga räägitakse, et vasakukäelised pidavat olema loovamad inimesed, aga rohkem ma ei oska seda teemat kommenteerida. Kas sina oled paremakäeline? Ma olen paremakäeline. Ja kui sa oled loomingi olla, siis sa kasutad ka vasakut kätt. Okei. Kas sa oskad mõlema käega kirjutada ka ja joonistada? Joonistada natukene oskan, aga ei kirjutada ei oska. Kuigi ma olen proovinud seda. See on harjutatav tegelikult. Okei, sa joonistasid hobuseid ja siis sa said aru, et davai, arhitektuur ja sa panid kogu efforti sinna. Jep. Mis siis edasi sai? Mis siis juhtus? Kas sa hakkasid kuskilt endale tööd otsima? Käisid sa oma mingid hobuse pilte näitamas erinevatesse büroodesse? Või? Ei, see oli niimoodi, et vaata, kui ma põhikooli ära lõpetasin, siis ma võtsin teadlikult suuna sellise reaalkallakuga kooli peale. Reaalkallakuga, no see on matemaatika, füüsika ja kõik see stereomeetria, planimeetria ja geomeetria. Ja no vaata, see väga hästi nagu arhitekti karjääri jaoks on vajalik, kui sa jagad nagu neid pindalasid ja
ruumalasid ja oskad arvutada ja jutte joonistada. Kas arhitekt peab seega olema rohkem inseneri mõtlemisega või rohkem olema ikkagi selline loomingulise vabadusega mõtleja? Tegelikult ise seda karjääri ikka pikalt nagu tehes, siis mõlemad versioonid on väga head, kui sul on insener tehnilist taipu ka, et sinu välja mõeldud asjad ei jääks ka ainult loominguks, et oleks võimalik neid kuidagi realiseerida, aga muidugi loominguline pool on hästi tugev arhitektidel, see on selge. Kas sa tülli läksid ka mõne projekt, ütleme siis inseneriga, et kuule, kurat, nagu siukest jama me küll nagu joonistad või nagu realiseerida ei saa või midagi siukest? Ei, no arhitektide ja ehitajate vahel vähemalt minu kogemus on see, et on alati, et arhitekt on loll, ta ei oska joonistada, ta ei tea, mida inimesed tahavad ja ehituse peale täiesti tavaline, noore tüübina lähed, oled enda esimese projekti teinud, lähed objekti peale, seal on vanad vennad, kes on 35 aastat ehitanud, siis vaatavad siin siukse kummalise näoga. Ja siis nad ütlevad ja teevad sulle kiiresti selgeks, et noh, et tegelikult sa ei tohiks seda eriala teha, sellepärast et sellise projekti järgi võimalik maja ehitada ja nii edasi, nii edasi. See on selline tavaline vastasseis. Et see on igivana probleem, ütleme siis igasuguse arhitektuuri ja ehitus valdkonna siis sees, ütleme. No minu kogemus on ja minu paljude kolleegide kogemus on see. Aga selles on üks hea iva ka, et sellised vastasseisud tekitavad tavaliselt tugevat diskussioone ja tihtipeale võib hoopis paremaid asju välja tulla sealt, kui ainult ehitaja mõtleb või kui ainult arhitekt mõtleb, see on ikkagi nagu tiimitöö. Aga see visioon ja see eesmärk tuleb ikkagi nagu arhitekti peast, sest tema ju suhtleb ju klientidega, tema vaatab ümbritsevat keskkonda, kuidas see hoone ja asi sinna sobib, on ju. Ja siis ehitaja on see, kes teostab ja realiseerib. Nii nagu näiteks on IT-s on keegi, kes mõtleb tarkvara või tal on idee visioon olemas, siis on süsteemi arhitekt, kes mõtleb välja, kuidas funktsioneerida võiks ja siis proge oleks nagu pildiga töödes nagu ehitaja, kes siis selle tegelikult valmis ehitab. Ja. Äge, kas seda silmas pidades, võib-olla ma nüüd rutan asjadega ette, kas arhitektuuri valdkonnas toimetamine, töötamine, kas see tegelikult sillutas teed mõnes mõttes sinu tulevikuprojektideni, pean silmas startup, Shipitwise, Foodtech, et kas see natukene justkui lihtsustas sinu jaoks mingisuguseid mõtteprotsesse, mingisuguseid tehnilisi küsimusi? No see on väga hea küsimus, ma arvan, et sellist loogilist mõtlemist, sest ega kui sa näiteks arhitektuuri teed, siis see natukene nagu iseenda nagu alasti võtmine, see tähendab seda, et sa ju tood enda visiooni ja nägemuse nagu inimeste ette. Sa pead kuidagi ennast väljendama ja sa pead näitama, mis sinu peas on toimunud, siis sa joonistad selle välja ja sa nagu võtaksid riidest lahti ennast. Olid sa tihti riidest lahti? Kogu aeg. Ehk siis tegelikult sa pidid kogu aeg müüma. On see midagi sellist? No kui sa tõmbad niimoodi idee tutvustamisele müügile nagu võrdusmärgi vahele, siis tegelikult on jah, müüd oma ideed nagu. Just. Kellelegi sa pidid argumenteerima midagi ütlema. Kaua siis, ütleme, jälle nüüd tulen tagasi sammu võrra, et nüüd see mõte oli paigas, et arhitektuuri maailma siseneda, et kus sa siis läksid esimesena oma arhitektuuri oskusi praktiseerima? Ma olin teisel kursusel, vaata, kus see on üliõpilastega täiesti klassikaline muster paljude puhul. Tänapäeval eriti rohkem on seda näha. Et kui sa juba teisel kursus ära lõpetad, siis sa saad aru, et see maailm on kõige parem arhitekt. Sul on kõik asjad selged juba, põhimõtteliselt. Ja siis loomulikult otsis endal töökoha. Oli raske leida sellel ajal töökohta, ei olnud? See oli 90, 93, 93, 94 sellel ajal, no ei olnud väga sellist buumi. Et tööd leida oli võimalik, kui sa midagi teha oskasid, aga minu esimene töökoht oli ühe Pärnu arhitektuurifirmas, see oli väga äge arhitektuurifirma. Ma hakkasin jooniseid voltima. Jooniseid voltima? No suured joonised oli vaja kokku voltida, sa kujutad ette, mida see tähendab ühe noore arhitekti egole nagu. Ühesõnaga lihtsalt näku maku rusikaga igale poole lihtsalt tõmmati vesi peale. Sest sa mõtlesid, et sa lähed ja teed nüüd ägedaid maju hakkad projekteerima. Hakkasid hoopis pabereid voltima? Voltisin suuri jooniseid kokku nii. Päevast päeva niimoodi. Liinitöö siis natuke justkui. Liinitöö. Aga igal asjal on oma iva tegelikult. Et ka selliseid asju tuleb osata teha, sest vaata, kui sa hakkad asju rohujuure tasandil tegema, siis sa õpid kogu selle protsessi ära kuni sinna maani, kui antakse maja võtmed üle inimesele, inimene kolib sisse. Alates sellest, kui sul idee on,
paned paberile, siis voldid see paberi kokku ja kõik see protsess, et tegelikult on see kasulik. Et sa tead nagu rohujuure tasandil kogu protsessi. Ma arvan, et see on hästi oluline mõte praegu siin juures, et ma tunnen, et üldse meie nüüd selline noorem generatsioon tihtipeale pärast siis gümnaasiumit, pärast ülikooli, nad kohe kujutavad ette, et neist saavad direktorid. No, midagi sellist, eks ole, et mitte direktorid, vabariigi direktorid kohe. Just, vabariigi direktorid, et tahetakse või ootused on kuskile nii üle võlli aetud, et inimesed ei ole valmis tegema ja eelkõige just nooremad inimesed ei ole valmis tegema seda musta tööd. Et tegelikult aru saada, kuidas see protsess käib, kuidas ettevõte kui organisatsioon toimib, kuidas inimeste vahelised suhted, dünaamika, meeskond selle sees toimib. Et siinkohal kindlasti nagu julgustus, et pigem võtke seda ka nõmedat ja musta tööd kui head õppetundi. Absoluutselt, selles asja mõte ongi ju. Et kui nüüd hakata siin kedagi õpetama, 45 aastaga mingit kogemust on tulnud, aga ma olen oma lapsele öelnud seda, et kui sul on võimalus kuskil ägedas kollektiivis, kes on hästi selline dünaamiline, arenev ja saad seal töötada lihtsalt juba sellepärast, et selle tiimi koos töötada, ilma et sa sellest ka tasu saad, siis see on kõige parem investeering, mida sa saad enda jaoks nagu teha. Sest tihtipeale inimesed jäävad ju projektidest välja sellepärast, et lihtsalt sinna projekti ei ole ette nähtud seda finantsilist poolt ega seda kohta. Aga kui sa saad sinna projekti sisse ja sa oled valmis tasuta tegema, siis see kogemus, mida sa saad, on palju väärtuslikum kui see 1000 või see 1500 euri, mida inimesed siin nagu taga ajavad nende töö eest. Vot selle unustavad ära. Ja siis, kui see ülikooli teema nagu läbi sai, siis mul õnnestus läbi selle sama arhitektuurifirma, kus ma töötasin Pärnus. See oli üks suur Taani ettevõte, kes siis oli nagu selle arhitektuurifirma osanik ka. Mul oli võimalus minna nagu komandeeringusse Taani töötama ja näha nagu päris maailma tasemel projekteerimist, kuidas seal käib. Et see oli äge. Ega mul seal nagu väga suur palk ei olnud võrreldes taanlastega. Ma sain ikka, siis oli seda sama sissetulekut, mis Eestis on, aga see kogemus ja kui mõnda huvitab see, mida sa enda CV peale saad kirjutada, siis see arhitektuurifirma põhimõtteliselt Euroopas avas nagu kõik uksed nagu. Kõva. Absoluutselt, et minu käest ei ole peale seda mitte keegi kunagi küsinud nagu ülikooli diplomit. Vaatad CV, selles firmas, selliseid asju teinud, no probleema on. Kuidas arhitektid, ütleme 90-ndatel toimetasid, ütleme meil MacBook, iPad, asju vidinaid polnud, eks ole. Kas teil läpakad olid üldse? Nalja teed või? Sellel ajal ei olnud midagi sukest. Joonistasid sahtesse. Kuule, sellel ajal isegi tavaline desktop arvuti oli niisugune, et sa oled juba siis nagu kõva arhitektuurifirma. Kui mina sinna läksin, siis inimesed tegid joonised käsitsi sellel ajal. Kõik käis käsitsi, puhas käsitöö. Käsitöö. Ja tänapäeval inimesed ei kujuta ettegi, mis tähendab käsitsi jooniseid teha. Nagu. See tundub lihtsalt jabur, see tundub täiesti enne kuulmatu. No ja aga kuna seal oli Taani firma oli osanik, siis sinna tekkisid mingid desktop arvutid. Ma õppisin hästi kiiresti ära selle projekteerimisprogrammi. Mis see programm oli? AutoCAD. See on ju siiamaani eksisteerib. No muidugi see on tegelikult muutunud ju projekteerimistarkvarade standardiks. Just. AutoCAD. Aga sellega on üks äge asi. Ma õppisin selle programmi ära. Ülikoolis sellel hetkel ei olnud veel arvuteid sellisel tasemel. Ja kõik kursuse projektid tehti käsitsi. Ja mina innovatiivse inimesena mõtlesin, et ma teen kursuse projekti arvutiga. Ja siis, kui see töö välja pandi, pannakse välja, siis kõik hindavad ja nii edasi ja siis õppejad tuli sinna ja ütles, et aga see ei ole ju käsitsi tehtud, see on arvutiga tehtud, et see kursuse projekt ei lähe läbi. See on arvutiga tehtud. Kooli juhtkond või ütleme sinu õppejõud arvasid, et see on jama. Ja see on jama sellepärast, et ütlesid, sa oled arhitekt. Et sa ei tea, kuhu sa tööle satud, sa pead oskama käsitsi joonistada. Ja mina totaalselt olin sellele nagu vastu, et mis mõttes, et mul ei ole joonise vigasid, mul on kõik joone jämedas, nagu peab olema, kõik on nii perfektsed. See see niimoodi ei lähe, sest me õpetame siin inimesi ikkagi nagu joonistama ja et kui sa kooli lõpetad, siis sa ei tea, kuhu sa tööle saad ja sa pead oskama siis neid asju teha. Ma ütlesin, et kulge, et aga mõelge ise, arvutid tulevad juba büroodes sisse, et mis tõesti arvate 10 ja 20 aasta pärast keegi teeb käsitsi joonisid või? Vaat sellised prohvetlikud sõnad oleks... Just, et ma tahtsingi öelda, et huvitav, mis nad nüüd selle peale kostavad, eks ole, mis nad nüüd mõtlevad, et oi, Olari vist ütles midagi tarka sellel hetkel.
ja sellega oli see äge, et kui ma tahtsin seda kursuse projekti endale tagasi saada, nad kukutasid, no nad ei kukutanud mind läbi, aga see joonis oli nii perfektne, et nad panid kursuse töö nagu 4, 5 ei kannatanud panna, sest oli arvutiga tehtud. Aga siis, kui ma selle enda kätte tahtsin saada, siis kool ütles, et me tahaksime seda endale arhiivi võtta, sest see on siin ülikoolis esimene arvutiga tehtud projekt. Kas on nüüd see, et karma is a bitch või mis asi see nüüd on, aga minu meelest see on nagu väga lahe, siuke murdeline hetk, et selline, ütleme, mina julgeks kutsuda seda väikeseks ükskaks innovatiivseks tegutsemiseks põhimõtteliselt nagu suure massi sees juba. Vaadata nagu natuke ajast ette, mitte olla olevikus, vaid vaata nagu 5-10 aastat edasi, muidugi. Aga samas, kui sa tegelikult siiamaani mõtled mingite innovaatiliste lahenduste peale, siis ju kõigepealt esimesed 5 aastat tambitakse mutta, et ei, mitte kunagi ei juhtu sihukest asja, ja siis läheb 10 aastat mööda, siis sa näed, et need asjad, mis kunagi maha tambiti, et need on nüüd uus reaalsus. Nojah, vaata, kui see kriitiline mass ületab mingi teatud suuruse, siis hakkab see inimeste nagu ellu sisse tulema. Kui sa oleks öelnud kellegile näiteks nagu 20 aastat tagasi, et sul on nagu selline aparaat, millega sa saad filmida ehk telefon ja ükskõik millises maailmapunktis, siis oleks sind pandud sellel ajal juba sinna Paldiski maanteelise hullumaja sellise jutuga. Kusjuures jään korra selle mobiili teema juurde pidama, et ma käisin just ise mõned nädalad tagasi vaatamas kinos selline privaatsessioon maailma esimesest startupist nimega General Magic, kes tegelikult tiimina sillutaski teed, ütleme sellisele täna teada tuntud startup süsteemile ja nende toode, mida nad tahtsid siis turule tuua, oligi tegelikult iPhone'i esimene versioon, mobiilne arvuti. Ja nii veider, kui ka see meile täna ei kõla, siis sellel hetkel inimesed vaatasid seda toodet kui kasutamatut, no ütleme kasutuskõlbmatut mingit kuramuse plastikjura, mis ei ole mugav, mis ei ole kasutajasõbralik, mis ei tundu üldse loogiline. Aga nüüd me juba mõistame seda, et igasugune iPhone, Samsung, mis iganes, see on meie igapäeva osa, igapäeva kuramuse kõige normaalsem osa üldse ja me ei kujutakski ette enda elu ilma selleta. Kusjuures mina olen täiesti veendunud sellisel kujul, nagu need telefonid on, et need kaovad ära. Oot, see on põnev koht, mis sa arvad, et mis nendest saab? No ma arvan, see kommunikatsioon hakkab kuidagi teistmoodi olema. Et no sellised, et füüsiliselt pead midagi käes hoidma, kõrva juurde panema, siis see on juba tobe. Iseenesest tundub see nagu jaburi on. Aga mis sa arvad, on sul peas mingi lahendus, et või kui sa nagu mõtled selle tuleviku peale, et kui need telefonid kaovad ära, et mis see uus lahendus oleks? Ma ei tea, kas see on kuidagi inimese ajuga implementeeritud teema või midagi sellist on. Inimesed hakkavad üksteise mõtteid lugema äkki varsti? No, võib-olla mõtted lugema või ma tean, et on olemas tehnoloogiad, kus sa saad nagu silma külge panna, nagu läätsed on. Et see on nagu sul ekraan, et kui sa ringi liigud, siis sa kuvad ja kuvab sulle nagu informatsiooni. Sest ega silm ju ise ei näe, aju ju näeb. Silm on see nõndanimetatud organ, mis korjab informatsiooni, ajud seda töötleb ju tegelikult. Et füüsiliselt midagi käes hoida, see on ju nagu offline märk ju tegelikult. Tahame inimestega nagu online'is olla, aga kui palju see telefon siis nagu muutunud on, kui sa võtad telefoni, siis kui telefon leiutad, siis võtsid ka telefoni kätte ja helistasid. Täna ei ole ju mitte midagi väga palju muutunud, sa võtad ikka kätte ja helistad telefoni. Kas meie aju sisse paigutatakse wifi ruuteri siis varsti? Ma ei tea. Teen nende kõrva taga valitsus paneb kiibi sulle. Nii haige. Aga miks mitte selline lääts, millel on kõik vajalikud komponendid küljes, see kõlab tegelikult päris ulmeliselt muidugi. Mitte keegi ei ole teinud seda juba. Kui sa mõtled, vaata, mis on see augmented reality või äkki see, kus sul põhimõtteliselt ongi virtuaalreaalsus ja kõik kogu see projekt. Ma arvan, et see muutubki reaalseks siis, kui kõik lähebki läätsepõhiseks. Et põhimõtteliselt sul ongi, et sa ei pea kuskile minema, siis sa lähed kõik mingid shoppingud asjad teed ära niimoodi, et sa nagu oma mõttes tegelikult kodus diivani peal. Sul on see mingid läätsed seal silmas on ju, seal nii-öelda läätse sinna jookseb see pilt, et sa näed seda pilti, kus sa oled kuskil käid mingisuses poes, mis justkui on olemas. Samas on kuskil pilves olemas. Käid teed oma mingid shoppingud ära, siis tuvaks sulle. Ma isegi arvan, et see asi areneb veel rohkem edasi, et vaata elu jooksul, kui sa oled tähele pannud, inimesed õpivad üksteist tundma ja tead, millised inimese harjumused on.
sa tead näiteks, sa oled sõbrale külla, et talle meeldib siuke jook ja talle meeldib sellised saiad või whatever, on ju. Sa oled õppinud inimest tundma, aga ma olen täiesti veendunud, et vaata, areneb meil see tehisintellekt, et need hakkavad õpivad tundma sinu nagu vajadusi ja nad hakkavad sul taustal toimetama niimoodi, et võib-olla sa ei peagi üldse mõtlema selle peale, et mul on leiba, saia, piima, vorsti, midagi vaja. Täna on muidugi külmkapid olemas sellised, vaatad sinu riiuli peale, mis sul seal on ju, tellivad sulle ära, siis saad ise seda regulaarselt määrata, aga nad, tehisintellekt õpib sind tundma ja hakkab sul taustal toimetama, et sul võib-olla ongi leib, sai, piim on täpselt sellel ajal kohal, kui sul seda vaja on. Võib-olla seal on seosed sinu igapäevase tööga, sinu igapäevase nende käitumismustritega, et ta paneb sellest data kokku ja pakub ja toob sulle koju neid asju, mida sul vaja. Kui me räägime nüüd nagu shoppamise poole pealt, võib-olla polegi vaja selle peale üldse nagu tuleks mõelda. Mis kõlab nagu, ma olen sinuga täiesti nõus, et ilmselt see sinna poole järjest rohkem liigub, aga mulle endale alati tundub, et uuendused ka selles valdkonnas, mis tegelikult peaksid nagu inimese elu mugavamaks ja lihtsamaks tegema, tekitab sellise olukorra, kus me ise kuradi muutume nii laisaks. Me kipume, inimloom iseenesest ongi laisk, mulle vähemalt tundub selles, kui ma mõtlen iseenda peale, et kas see, et kui me võtame inimese ütleme igapäeva elu, igapäeva rutiini, harjumused ette ja me hakkame neid harjumusi kuidagi veel automatiseerima, mis see siis inimene nagu üldse nagu endaga peale hakkab, et kas ta lihtsalt istubki diivanil ja vahib oma telkut ja kõik ette ja tagasi tehnoloogiat et talle ära ja tead, ma arvan, et sellised asjad kaovad ka ära tulevikus. Et kui sul on see ikkagi juba siin nagu siis vaatad oma Netflixi, vaatad läbi Leatse või? No põhimõtteliselt küll, sest vaata, kui sa reisile lähed, huvitav, inimesed lähed reisile, siis sa, mida sealt reisilt saad kogemusi, pilti ja täiesti rallil just alles. Jube äge oli. Äge oli, on ju. Ott Tänak, tervitame sind ka, sa oled tubli mees, kurat, ma loodan, et sul läheb Austraalias hästi ja paned koti pähe järgmine aasta teistele poistele. Vaat, ma natuke mõtlen, et kujutad ette nüüd, need, kellel on nagu rohkem finantsi, nad saavad reaalselt istuda mingi sõiduki peale, lennuki laeva peale, sõita sinna sihtkohta, kus sa tahad loodust nautida. Aga miks see võiks tulevikus olla niimoodi, et sul see budget ei ole nagu väga suur, aga istud kodus diivani peale, näiteks oled Grand Canyonis, vaatad ringi niimoodi ja ongi sul nagu virtuaalselt kõik ümber ringi või veealust matka teed või midagi sellist asja, et see peagi nagu tugitoolist püsti tõusma, aga see, kes tahab nagu füüsiliselt kogeda seda, see lendab sinna kohale, tunneb seda õhku ja päikest ja kõik siuksed asju. Kusjuures üli äge mõte, ma ise olen seda sellist virtuaalset reaalsust praegu tekitanud endale läbi YouTube videode, mingisugused valdkonnad, teenise mängimine ja ralli, eks ole, ma olen suur videotarbija seal ja kusjuures ilma naljata neid videosid lihtsalt jälgides, vaadates tekibki kohati siuke tunne, nagu ma olengi seal koha peal ja raja ääres on ju. Aga jah, see, kui me saame ikkagi seal koha peal füüsiliselt käia, ütleme niimoodi, et seda kogemust nagu ütleme, ma ei usu, et virtuaalreaalsus hakkab seda asendama lõpuni. Et see ongi täpselt see maitse küsimus, et mida sa nüüd tahad, mida sa nüüd vajad on ju. Aga selline virtuaalne reisimine ainult aja küsimus. Maksad mingi oma raha ära ja siis, ma ei tea, teed Rooma linnas, ma ei tea, ühe ekskursiooni. Kas siis see tähendab seda, et lennukitransport hakkab ka otsi koomal tõmbama, mis oleks tegelikult positiivne? No võt, ilmselt see lennutransport mingi aeg on, ma tean, et siin suuremad tegijad tahavad ju tegelikult liigutada inimesed ju kosmosesse ja siis, et saaks nagu tunni aega ümber maailma liikuda. Et kes, see ei olegi kes nii, seda tahab teha? Noh, kõik, et Richard Branson, Elon Musk ja kõikidel on see mõte, et inimesi liigutada ju Marsile. No, Mars on üks, aga siin meie planeedi peal liikumine ei peaks olema nagu pikem kui tund aega näiteks ühest punktist teise. Kui selline asi peaks juhtuma, siis ilmselt muutub totaalselt ka see, kuidas inimesed elavad ja kus nad töötavad. Et väikse poisina ma unistasin sellisest asjast, et miks ei võiks olla masin, aparaat, mis hõljab maa kohal. Noh, miks peaks olema nagu, miks ta peaks olema rattad vastu maad, miks ta ei võiks nagu maa kohal hõljuda? Pole teid vaja, lihtsalt paned üle aasa sõida autoga. Paari meetri kõrgusel. Filmis Back to the Future, seal oli, seda kutsutakse hoverboardiks, mida sa ilmselt silmas pead. Ja, no, siuke rula stiilis vaata siuke. Ega ma mõtlen autos istud sisse. No praegu on ju mingid droonid ju Dubais ja Araabia Ühendemiratis ju
proovitakse juurutada neid nõndanimetatud droonisuguseid autosid, et tuleb sul sinna kohale, et sa ei ole liiklusummikutes ja Uber kavatseb samamoodi, nende uus visioon on see, et nad hakkavad nagu pakkuma siis õhutransporti, mis on siis nagu droonid, küll aga sinna saavad siis inimesed, 4-liikmelised seltskonnad istuda sisse ja lennata punktist A punkti B talumata igasugust liiklusummikut, on ju. Sest tänapäevane tehnoloogika näiteks sellised olemas, et kui me tuleme sinna Mikko selle teema juurde, selle shoppamise teema juurde tagasi. Mikko on räme shoppaja. Räme shoppaja. Täiesti jõhker, ta ainult ostab, no. Okei. Siukest bullshit'i pole ammu kuulnud. Et praegu on need ju need nutikad koduabilised meil, Alexad ja mis need on ju. Sirid ja nii edasi. Kas sul on kodus mingi siuke nutikas asi? A tahaksid sa endale seda? Ma ei ole isegi selle peale mõelnud ausalt öeldes. Ma tean tüüpi, kellel on absoluutselt kogu kodu on integreeritud Alexasse, niimoodi, et ta paneb kuradi oma pornovalgust paneb ka endale läbi Alexa, noh. Jaa, kindlasti on võimalik. Aga tegelikult oleks ju lihtne, et sul on külmkapp küll, mis nagu tellib toitu, aga sa mõtled, et kuule, et ma tahaks täna seda Itaalia veini, see Toskaana piirkonnas seda, on ju. Võtavad mul seda sinihalitusjuustu selle oma ja sa ütled selle nõndamad selle virtuaalse koduabilisele, tema korjab sul selle tellimise kokku ja toob sul, organiseerib selle ära nii, et see tooks sul koju. Google muideks siin nüüd nädal või paar nädalat tagasi ju demos enda uut seda keskkonda, kus sa võid põhimõtteliselt juuksuraega tellida niimoodi. Ütled niimoodi, et ma tahan juuksurisse minna ja siis assistent ajab sul kõik korda. Ise helistab, ise räägib inimesega. Vot see oli tõsiselt lahe esitlus. Nägin seda. Jaa, korraks tekkis kõhetunne, et kas ma nagu saan õigesti asjast aru, et tõepoolest kogu selle vestluse viis robot läbi ja tegi ja nii oligi. Nüüd lihtsalt tekib küsimus mul see, et miks mul seda vaja võiks minna? Mul on lihtsalt see küsimus, et kas see lahendab mul mingi paini, mingi vajaduse ära, et versus see, et ma võtan selle telefoni kätte ja ütlen, kuule, ma tulen, on ju. Aga kui see juuksur kinni on, mis siis teed? No siis on pekkis, jah. Siis hakkad järgmise kohta helistama. Aga miks võiks assistent sinu eest ära teha neid kogu aeg? Ajavõit. Ajavõit, täpselt. Saad tegeleda nende asjadega, mis sul meeldib, et siin on käinud ka läbi ju teema, et arvuti tehnoloogia on nii arenenud, et mis on matemaatikaga peale hakkad. Sa inimesena ei suuda ammu juba nii kiiresti arvutada, kui need süsteemid arvutavad. Mul on endalgi telefonis olemas selline aplikatsioon, et kui sina kirjutad mulle paberi peale 5 korda 6 korda 100 000 jagada 34 või mida iganes, ma teen sellest pildi ja ta kohe ütleb mulle vastuse. Ma ei pea isegi teadma, kuidas see arvutuskäik käib. Ulme. Et see praegu reaalselt, mul on siin olemas siuke äpp telefonis sees. Et kuidas meie lapsi treenitakse sellises süsteemi, kas meie koolid ja haridusasutused nagu võtavad seda liikumist arvesse? Ei. Absoluutselt mitte. TEDxis on väga huvitavaid neid teemasid, mis puudutab hariduse teemat, siis seal on üsna selgelt maailma tipptasemel öeldud välja, et tänapäeva koolid tapavad inimese kreatiivsuse ära. See on otses mõttes, et löövad nagu ühe joonlauaga. See on nagu see koomiksit olete näinud seda, kus eksamikomisjon on ja siis laua taga on eksamineeritavad ahv ja pingviin ja elevant ja kaelkirjak ja madu ja eksami üles on ronida puu otsa. Ei ole nii. Ma olen näinud seda, see on päris hea. Kõigil ühte moodi, et ronida puu otsa. Et tänapäeva koolisüsteem ei lähene inimestele individuaalselt. Ja kõik peaksid olema nagu viielised, näiteks, ma ei tea, matemaatikas või kõik peaks olema viielised nagu 4-5-lised kunstis. Inimeste intellektuaalsed omadused on erinevad. Et kõik ühe malliga luua, siis me lihtsalt koolitame endale kuulekat tööjõudu lõppude lõpuks, kes siis täidab käsku, aga ise nagu väga ei suuda mõelda. Ja ma ei mäleta, mis selle härra nimi oli, aga ta just rääkis sellest, et see individuaalne lähenemine inimestel on nagu puudulik, kool tapab selle kreatiivsuse täiega nagu ära. Kas individuaalsuse mudel võiks siis midagi sellist olla, ma praegu mõtlen kõva häälega, et minu kogemus on see, et mul on olemas oma mentor. Üks-ühele vestlused, üks-ühele sessioonid, üks-ühele arutelud ja probleemide lahendamised.
kas see uus haridusmudel võiks siis midagi sellist olla, et ongi igal õpilasel, igal indiviidil ongi justkui oma mentor, mis noh, ütleme, ma näen praegu siin just selget probleemi, mis on ressursiprobleem, on ju. Aga teisalt, et kas seda on võimalik kuidagi jällegi automatiseerida, just seda individuaalset õpet, inspireerimist, loomingulisuse väljatoomist, et praegu lihtsalt kujutan ette seda mingisuguse platvormina jälle oma peas, aga no muidugi ei kujuta ette, kuidas nagu tehisintellekt peaks hakkama õpetama inimest nagu see kõlab väga kuramuse robustselt tõesti. Aga näiteks mida kindlasti saaks parandada ja mida võiks üsna kiiresti sisse viia, vaata te olete ju kõik koolis käinud ja siis eksami ajal või tunnikontrolli ajal koostöö oli lubamatu, ei tohi teise pealt maha kirjutada ega midagi teha. Aga selline mudel koolitab välja inimesi, kes ei ole võimelised tegema tiimitööd. Täiesti nõus. Sellepärast, et koolis sul õpetatakse, et ise pead oma peaga teadma kõik nii ja naa, kõik on nagu äge on. Aga siis, kui sa oled kuskil organisatsiooni tööle, kui me räägime arvutis need Scrum tiimid ja kui IT-s ja arhitekti töö on ju tiimitöö tegelikult, arstide töö on tiimitöö. Ja siis eeldatakse, et need inimesed, kes on 12 aastat tampinud nagu ühte suunda ise enda jaoks, pead hakkama need tiimitööd tegema. Ja siis tihti peale need paljud inimesed failivadki sellega, et nad ei ole võimelised tiimitööd tegema. Kusjuures väga huvitav, et sa sellest teemast räägid, sest mina ise tunnen, et ma olen tugevalt koolisüsteemi ohver. Kasutan seda ohvri mentaliteeti praegu. Aga mina olen praktiline õppija. Ja lihtsalt see õppimismeetod või see mudel, et sa tuled klassi ees on õpetaja, kes siis hakkab rääkima. Räägib, ei tekita mingit diskussiooni, mitte midagi, kui sa arvad teistmoodi, siis sa arvad valesti ja ei ole mingi grupitöös ja mitte midagi. Lihtsalt on õpetaja klassi ees, kes räägib sul 45 mintsi, kuidas asjad on, sina pead kirja panema ja siis on selle põhjal on kontrolltöö. Ja ma lihtsalt käisin kooli läbi ja oligi kõik, aga lihtsalt ega ma seal nagu reaalselt väga midagi ei õppinud. Ja tegelikult ongi see, et näiteks täna, mis mul on siiamaani, millega ma tegelen, on see, et kuidas abi küsida. Ja ongi, kui sa teed grupitööd, vaata siis ongi, sa arutad asju läbi, sa küsid, sa julged abi küsida, aga koolis sul ei teki seda harjumust. See ongi see, et sa oled individualist, sisuliselt sa teed oma asju üksi, nagu sa ütlesid, et kontrolltöö, sa teed ainult üksi oma kontrolltööd, mahat või koostöö tegemine on keelatud, et sa ainult sina ja sinu maailm. Sina üksi versus maailma, et siuke mõttemudel, et see vaata, siit tekib ka see sama case, et sa oled nagu koolitatud, et sa pead oma peaga mõtlema ja sa oled loll, kui sa nagu ise ei oska teha, aga tegelikult see on nagu vale. Sest inimene ei saa kõiki asju välja mõelda, et igal ühel on oma mingid tugevad omadused, et mina ei olnud matemaatikas, minul olid tugevad osad olid kõik need, mis oli nagu seotud nagu planimeetria, stereomeetria, geomeetria, aga mingid determinandid ja see juura, see ei olnud üldse minu tugev külg. See on nagu numbritega mingisugune mässamine. No ja seal ma ei tea, millest sa räägid muidugi, aga okei. Tuletised ja nii edasi. On ju. See on fantastiline asi, ma isegi mäletan sõna tuletis. Ja, et ma tuletan, et see maja läheb pekki. Jah, tuletan. et selles mõttes ikkagi koolisüsteemile nagu kõvasti veel minna. Ma ei ütle, et see, mida nad seal räägivad, on vale, aga see tiimitöö tegemine on, sest kujuta nüüd ette, perekonnaelu on ka ju tiimitöö. Oi, sellest tahaks kindlasti rääkida veel täna. Et see on samamoodi ju tiimitöö. Kumb sa oled, kas sa oled CEO või CO või oled customer support, oled perekonnas, kes sa oled? Meil on see niimoodi, et mina teen kõik tähtsad otsused perekonnas. Ja siis CEO otsustab, millised need tähtsad otsused on. Ühesõnaga. See on siuke inside joke. aga sina ja sinu abikaasa te olete firmas nagu osanikud, eks ole? Ja. Ja kas teil nõukogu ka on? Nõukogu, nõukogu on lapsed, jah? Lapsed on nõukogu. Just, nemad jälgivad siis juhatuse tööd. Muideks, lapsed on ühed parimad müügiinimesed. Kui sa lähed nendega poodi, siis nad suudavad enda idee niimoodi maha müüa, et sa ikkagi lõpuks ostad selle ära. Kuigi sa oled öelnud,
et ma ei osta sulle seda, unusta ära, sul juba on mitu tükki neid, nii edasi, aga lapsed on nii järjepidevad, mina arvan, et täiskasvanud müügiinimestel oleks väga palju lastelt õppida, kuidas olla järjepidev ja oma eesmärgile pühendada, et sa saad lõpuks selle, mida sa tahad. Lapsed on sellest väga profid. On küll jah, ma arvan, et see ühiskond praegusel hetkel ongi see, et ta lihtsalt tambib juba lapsed nagu eos nii ära, on ju, ja siis sa lõpus, tegelikult lapsed ongi ju ideaalselt juba kohe alguses, kui nad sünnivad. Aga me lihtsalt vanematena ja ühiskonnana siis nagu tambime lihtsalt selle lapse ja tema selle loovuse, kõik selle lihtsalt ühte mingi kasti. Ja siis pärast hiljem, mida aeg edasi, siis seda rohkem ta hakkab, või tähendab seda edasi inimene hakkab ennast uuesti nii-öelda taasavastama või nagu, et ta peab uuesti saama selle lapselisuse endas nagu tagasi. Aga nagu miks me ei või lasta lapsel juba minna nii, nagu ta tahab, et ta ei peaks hiljem seda energiat kulutama selle peale. Et no mingisugused raamid peavad muidugi paigas olema, sa saad suunata seda, aga kui ma vaatan enda nagu tütreid kodus, siis nad teevad igasuguseid hullusid, nad ehitab pappkastides maju, nii terve tuba on täis ja sa liikudagi seal üldse. Aga ma ei hakka keelama teda ju, siis sa ise ka nagu tapad seda kreatiivsust. Siis nad, lapsed teevad, hästi populaarne, nad teevad mingit lima. Oi jumal, ma tean, ma isegi kodus pidin tegema seda nüüd. No võt. See on lõbus tegevus, aga pärast on siuke jama kodus. No. Jaa, ei ta igal pool riietesse, juustesse. Jube. Okei, ma neelan selle alla, aga ma tean, et see aitab tema arengule kaasa ja ta on tekib inimesel selline soov ja tahe katsetada erinevaid asju. Ilma, et sa kardaksid nagu failimist. Uudisimu. Jaa. Failimine on ju lihtsalt selle protsessi üks osa. Sa peadki failima selleks, et edasi liikuda. Vaata, Thomas Alva Edison, kes lambi pirni nagu leiutamine oli. Ega ta ei öelnud, et ta failis 10 000 korda katset. Ta ütles, et ma lihtsalt 10 000 korraga tõestasin, et niimoodi see pirni tööta. Mitte ma ei failinud. Kurat, aga kuidas me saame selle lapselikkuse tagasi siis ütleme, noh, ma ei saa öelda vanema seas, aga ütleme seal 20-ndates, kui justkui võiks hakata juba tegelema sellega, et endale isiklikku visiooni ehitama, mis iganes, et selgeid eesmärke püstitada. Kuidas siis tuua see uudisimu, see õhin, see elevus sinna tagasi sisse? Sest ma tõennistan ausalt, ma olen kõige entusiastlikum vend, keda üldse vist Eestis võib-olla või Ida-Euroopas üldse leida annab. Ennast kiitnud see asi. No iseenda kiitmine on nii oluline asi, et seda ei saa kellelegi teisele usaldada, vaata, et seda ütles üks nõukaaja vend. Ma mäletan, mingi Karl Vaino või mingi siuke vend, ma ei mäleta, mis ta nimi oli täpselt. Aga ühesõnaga jah, et kas on mingid tööriistad, kas on mingid mehhanismid ja õppimissüsteemid, mis justkui tooksid selle uudisimu meisse tagasi, olenemata sellest, mis isiksus mul minuga kaasas käib, olema introvert, ekstravert, mis iganes. Vaata tiimi töö ikkagi, noh, kui mina oma seda arhitekti karjääri tegin ja siin 2006 nagu ettevõtjaks sain, ega siis mul start-upinduses, kui sellest ei olnud midagi. Miks hästi palju start-up'e nagu praegu on, sest start-up'ide alguses on hästi mängulised ju tegelikult ju. Täielik kaos. No kaos on jah. Et aga need sellised erinevate inimeste ideed ja need genereerivad uusi asju ja sealt võib mingeid ägedaid asju välja tulla. Kui sa vaatad praegu nagu maailmas ringi, kui palju neid erinevaid start-up'e, need on 100 000 üle maailma ja neid tuleb järjest juurde. Kas need on nagu väiksed lasteaiad? No ma ei tea, võid ju tegelikult nimetada. Äri mõttes on nagu väiksed lasted, sõimerühmad on. Situvad püksid. Kõige suurem probleem, mida mina täiskasvanud inimeste puhul näen see, et vaata, neil on elu jooksul tekkinud raamid. Keegi on öelnud, et noh, kui me võtame ettevõtluse koha pealt. Ei, seda me ei saa arendada, seda me ei saa teha sellepärast, et see on nii kallis. Meil pole inimesi võtta selle. No kõik mingid lolle takistusi mõeldakse kogu välja. Aga vaata, lastele selliseid piire ei ole. Ega lapsed ei tea, kui palju mingi asi maksab. Neil pole õrna aimugi, mida nad selleks tegema peavad. Nemad lihtsalt ütlevad. Näiteks nagu minu tüdruk on ja vanem tüdruk on. Küsima, miks ma ei võiks lennata nagu lind? Ma tahaks ka lennata niimoodi. Ei, sa ütled, ei sa ei saa, sellepärast, et sul pole tiibu, sa pole linnu moodi. See on jumala aus küsimus, on ju. Või issi, miks ma katuselt ei või alla hüpata? Jah, võib proovida. Et nii kaua on kõik ju lahe, nii kaua gravitatsioon sinu vastu ei tööta, kui sa maapinnaga kokku puutud. Jah. Kuule, aga ma tahtsin just
sa oled 2 tütre isa. Jah. Ma just tahtsin selle hariduse poole pealt küsida, et mis sõnumeid sa näiteks kodus edastad neile või kuidas, ütleme, et siis risti vastupidiselt sellele meie koolisüsteemile, kuidas sa neis seda loomingulisust nagu arendad või mitte arendada, aga kuidas sa lased neil olla loominguline, mis sõnumeid sa edastad kodus? No üks sõnum on kindlasti see, et kusjuures alguses pidi seda täitsa teadlikult kontrollima, et sa ei hakka lasta nagu takistama. Et las ta katsetab ära, las ta proovib erinevaid asju ja põhiline see, et julgustada teda kasutama mingeid asju, proovima, testima. Meil ei ole sellist asja, et me tohutult keelame nagu nutiseadmeid. Minu peres sama. Jaa, et ma olen kuulnud, minu noorem tütar on nüüd 8-aastane. Ta on neid nutiseadmeid kasutanud ikka päris noorest peale. Aga loomulikult teatud piir peab olema, sellepärast, et sealt tuleb ikka igast crappi ka, on ju. Mis see piir on? Laseme paar tundi päevast tal nagu olla. Okay. Me saame seda lihtsalt teatud aplikatsioonidega kontrollida. Aga näiteks, kui ma võtan enda 8-aastase tüdruku, ta vaatab YouTube'i videosid, ta vaatab igasuguseid neid, ta vaatab mingid podcast'e, kus noored teised räägivad. Ta oskab inglise keelt rääkida. Kuna ta on? 8-aastane. Päris hea. Ja ta tunneb mugavalt ennast, kui ta lihtsalt niimoodi jutustab ja räägib inglise keeles. Ta ise küsib sõnu, et küsis mu käest üks, mis asi see sõna personality on. Siis seletada lahti, see on selline asi. Sest kogu kontekstis, mida seal videot vaatas, ta ütles, et ta ei saanud aru, mis see personality on. Siis ma ütlesin, see on isiksus on ja ja siis ta paneb selle pildi kokku ja nad õpivad hästi kiiresti. Aga samas ma tean lapsevanemaid, kes on näiteks keelanud oma lastel nutiseadmete kasutamise või selliste asjade, see on vanemate enda otsustada loomulikult, aga nad ei oska inglise keelt. Kas see nüüd halb või hea nüüd siis, et ma annan tal nutiseadet kasutada? Jah, ma arvan, et see tõde on seal kuskil vahepeal, aga mis võiks olla siis, ütleme, kui me viime nagu tekitame sellise olukorra, kus lapsed ei saagi kasutada neid nutiseadmeid, siis mis on nagu see tagajärg seal taga? Kas see tähendab siis, sa tõi juba ühe konkreetsema näite, et kas sa avaksid korra veel rohkem seda teemat, et kuidas sulle siis see pilt nagu tundub, et kas nad jäävad milleski maha, et üks asi on, me oleme rääkinud keelest, kas on midagi veel, äkki on seal midagi loomingulisega seotud uudishimu, mis iganes? Kui sa näiteks nüüd loomingulise poole pealt räägid, siis loomulikult, kui lapsed mingi periood on, siis nad surfavad kõike asju seal. Loomulikult seda piirangut peale panna. Aga näiteks, kui ma vaatan enda vanemat tütar, siis tänu sellele, et ta neid videosid on vaatanud, ta on näiteks vaadanud profide, animaatorite, kuidas need joonistusvõtteid teevad ja kuidas nad teevad. Ta on selle pealt õppinud ise ka joonistama, et ta fantastiliselt hästi oskab joonistada. Ma ütlen, et ta kasutab täiesti poolprofessionaali tasemel seda fototöötlusprogrammi Photoshopi ja nii edasi. Ise joonistab. Ja me räägime 8-aastasest. Ei, tema on 12-aastane. 12-aastane. Noorem ei joonista Eesti, aga 12-aastane ja tema on noorest peale joonistanud. Ja ta on õppinud selle järgi nagu, kuidas joonistama ja nüüd ta teeb ise väikeseid videojuppe ja multikaid ja kõik selliseid asju. Et miks ei võiks sealt välja tulla, et Walt Disney taoline tüdruk, kes teeb multikaid 3Ds või mida iganes on ja. Miks ei võiks tulla? Et aga kui ma oleks nüüd keel, mida sa istud jälle arvutis on ja. Loomulikult teatud piirne, ta teeb sporti ja õpib ja kõik super, aga ma ei tahaks sellist asja nagu ära piirata, kui ma näen, et tal on kirg selle vastu. Miks peaks seda tegema? Kas ta on juba endale mingisuguse eesmärgi seadnud sõnastanud pikemas perspektiivis? Tema tahab saada ettevõtjaks. Konkreetselt ettevõtjaks. See on huvitav, et sa seda küsisid. Et siin selle aasta sees toimus üle Eesti vabariigiline selline noorte startup ettevõtjate üritus, siis, kus valiti välja paremad ideed ja siis nad seal Mektoris siis nad pitchisid seda ideed. Nad pitchisid 12-aastased. Ja vaata, kuna meie oleme nagu startup ettevõttes olnud juba nagu 8 aastat, siis me aitasime lastel ette valmistada kõik, kuidas tehakse one-pagerid on ja, kuidas oma idee nagu ilusti presenteerida, mismoodi seda äris midagi tea, kuidas see võiks välja näha ja niisugused asjad. Harjutasime kodus pitchimist, mul isegi videod alles, kus tüdrukud õpivad pitchimist, sõna otseses mõttes. Üks ütleb ühe lause, teine teise lause ja laste tuleb see hästi mänguliselt välja. Ja üle vabariigilise võistluse oma äriideede tutvustamisel meie tüdruk oma meeskonnaga pani kinni. Üle vabariigilise. Mis see äri oli? See on Like It on selle nimi, ehk see on avatar, mis esindab sinu maitset sinu sõpradele.
see tähendab seda. See kõlab paremini kui 85% startup ideid, mida mul on kuulnud. see on selline avatar on see mobiiltelefonis ja näiteks sa lähed poodi, vaatad, seal on äge jope. Nii. Pildistad seda. Ja seal taga on AI, kes siis on ennemalt näiteks analüüsid ära, mis Mikole sobib, mis Miko ennem internetis vaatanud, mis ta endale Pinteresti pannud või Instagrami ja sealt AI sorteerib välja, et Mikole võiks see meeldida ja siis avatar vastab ja et Mikole meeldivad sellised stiiliga kingad, et võid talle kinkida need. Sa ei pea Mikole helistama ja küsima, vaid avatar ütleb sulle, sest AI on seal taga, mis analüüsib selle kogu data ära, sest inimestel on komme, nad laigivad neid asju ja loevad neid asju, mis neid üldiselt huvitavad. Ka mina vaatan erinevaid ülikondasid ja erinevaid kingi ja panen mõne favoritesesse endale ja nii edasi. Ja seal taga on AI, kes avatari kujul siis ütleb sulle, et kuule, et Mikole võid neid kingad kinkida, et talle meeldivad need raudselt. 70% tõenäosusega talle meeldivad need. Wow. Väga lahe. Väga äge. Aga selle ideega me läheme edasi muideks, et see on nagu see on nagu päris asi, mis nüüd hakkab vaikselt üles ellu ärkama. Ja meil on juba erinevad süsteemi arhitektid ja spetsialistid on nagu juba oma nagu silma peale sinna viskanud ja me oleme rääkinud muideks minu väga hea sõbra ka Timmu Tõkke, kellel on puhas avatari, 3D avatari nagu tegemise see. Käisime seal õppimas, kuidas see käib ja... Timmu siis tegeleb sellise ettevõtte loomise, ehitamise ja juhtimisega nagu, mis selle nimi oli nüüd? Wolf 3D. Ja nemad siis skaneerivad indiviide, eks ole, nad justkui tekitavadki igast indiviidist täiesti eraldiseisva avatari ja seda avatari on võimalik siis erinevatesse digitaalsetesse rakendustesse siis implementeerida, seda kasutada seal, arvutimängud näiteks. Kui me räägime sellest, mida Timmo teeb, siis ma teen sinust pildi ja mul on üks äpp ja siis 10 sekundi jooksul maksimaalselt genereeritakse sinu avatar ja siis see avatar võib sul olla ükskõik millistes kanalites. See idee natukene nagu on justkui oma ajast ees, aga kindlasti nagu see ühel hetkel leiab nagu igal juhul rakenduse ja väga erinevates kanalites, eks ole. Aga tead, see idee tegelikult tundub hästi huvitav, et sellest võiks täitsa mingi eraldi saated teha, kus sa põhimõtteliselt tuledki tütardega koos ja... Tead, ma arvan, et siia saatesse peaks tulema siis tütre ema, sellepärast, et tema oli see põhimentor, kes... Tiina oli põhimentor, kes mentordas kogu seda tiimi ja läks nendega kuni sinna finaali välja. Minu siis kogu pere tulla. Jah, teeme pere. Kuule, aga ma küsin ühe mõtte kohta, mis sul enda pooleli, selle tiimitöö mõtte kohta, mis sa tegelikult ütlesid seal direktori ajakirjas, oli sinu kohta artikkel, et seal ütlesid ka, et abielu on tiimitöö, sport on tiimitöö ja arstki ei saaks teha tööd tiimita. Et mis sul see mõtteprotsess on, et kuidas sa jõudsid selle mingi siukse mõtteni? See on väga hea küsimus, on ja võib-olla peab mingi aja ära elama. Mis võib täiesti tõsi olla. Jah. Sellepärast, et vaata, koos, üksinda sa võid liikuda kiiresti, aga koos sa lihtsalt jõuad kaugemale. Et igal inimesel on oma mingisugused tugevad küljed ja funktsioon ja kui me näiteks võtame sellest, mul on tutvusringkonnas ja arste, kes tegeleb kirurgiga, mõni on väga tugev anestesioloog ja mõni oskab väga hästi lõigata ja mõni teeb seal vereülekannet, neil on iga oma nagu funktsioon. Et üks inimene, ta võib kõiki neid asju teada, aga ta ühel ajal ei saa neid asju lihtsalt korda saata, ei ole lihtsalt võimalik seda teha, sest sa ei ole nagu ennast klooninud nii palju. Alati teised inimesed, kellega sa tiimis töötavad, saavad seda sama asja vaadata teise nurga alt ju. Näiteks kui sa vaatad seda telefoni, sina näed seda laia poolt, teie näete seda kitsas poolt, kuigi mõlemad vaatad ühte sama asja. Et inimesed aitavad ka teise nurgalt nagu asju vaadata. Mõnikord on see niimoodi, et sulle ei meeldi see, mida tema teise nurgalt näeb. Aga kui sa suudad tema koha peale minna ja vaatad sama koha pealt, mida tema näeb, siis sa võid avastada hoopis teisi asju nagu asja kohta. Et selles suhtes on jube hea, kui tiim on. Et üksinda on väga keeruline. Me rääkisime just meie rallisõitjas siin, tal on taga väga vinge tiim. Absoluutselt. Tema ülesanne on rooli hoida sõita. Aga seal taga on tehnikud, mehaanikud, seal on raudsed arstid, massöörid, marketingi inimesed, kõik. See on nagu, tiimiga sa saad nagu paremini saavutada ka. Nõus. Ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele või? Jah.
ma tegelikult tahtsin küsida, et miks see sul oluline on, aga juba jooksvalt vastu. vaata selleks, et lapsed tuleks, peab ka mingi tiimitöö olema mingi hetkeni. no üksi päris ei saa. Üksi, kui sa üksi tahad last saada, siis me teame, kuidas see nimetatakse. ma kusjuures on ainuke seltskonnas, kellel pole lapsi, nii et päris huvitav. No jõuad veel. Meil on aega siin rahulikult. See jõuad veel ära teha. Kiiret pole. aga teil on lapsed kõigil olemas või? jah. mul on 1,5-aastane poiss. Kasvab. Epner on jah siin meil kõige värskem klubi liige. Mul on juba sellised uudishimulikumad ja möllavamad tüübid, et vahetult enne seda, kui ma siia sõitsin, siis hakkas elutoas korralik onni ehitamine pihta, nii et ma jätsin need sinna paika, nii et kui ma tagasi lähen, ma arvan, et ma leian suure hunniku segadust seal, aga see on okei. Nii on. Okei, aga läheks edasi võib-olla siis, ütleme siis hetkeolukorra projektidega. Hetkeprojektid, jah? Jah, sest et võib-olla oleks nagu hea siin korra nagu mainida see üle, et mina ja Mikko saime Olariga tuttavaks läbi Shipitwise'i projekti. Shipitwise kui selline sai alguse millal siis? 2015, kui esimest korda see idee üles nagu kerkis. Mis tegite selle ettevõtte? Miks me tegime? Tahtsime ära lahendada probleemi, mis oli meil sisuliselt ju kohvrite vedamisega. Mis probleem oli? Story on ju tegelikult väga lihtne, me käisime oma, kes ka, me oleme praegu Shipitwise'i osanikud, mõlemad Aleksandriga seal, tema sünnipäeval käisime, see oli 29. november ja sealt oli vaja transportida üks kuju nagu Eestisse ja seal oli probleem selles, et kuna me olime nädalavahetuse reisijad Ryanairiga, käsi pagasiga. Oi, see on fantastiline, Ryanairi muudab nüüd järgmine aasta jälle mingit pakivärke särke, et olge ettevaatlikud. Et ja siis oli mõte see, et kuidas me selle toote siis nagu või selle kingituse, mis seal plaanis oli osta, Eestisse saaksime. Ja kuna me nägime, et selle asja ajamine võtab lihtsalt nii kuradi palju aega, nädalavahetusel sa viitsi tegeleda mingi paki organiseerimisega. Ja siis see jäigi sinna paika ja see hakkas lihtsalt kummitama, sest vaata, kui sa reisid erinevates kohtades, ka minu enda sõbrad tuttavad, kes on käinud, mul on sõpru tuttavad, kes käivad näiteks Itaalias ja puhkamas ja nad mõningad öelnud, et kurat, äge mööbel on siin, et ostaks selle ära kohe. Ja siis, kui sa hakkad vaatama seda Keberniiti, mis sealt hakkab tulema selle transpordi kohta, siis loobutakse, mis siis, et hind on hea, aga sa aja ressurssi ja sa ei tea, kuidas käib. Siis me otsustasime, et uurime natuke sõprade tuttavate käes, kas kellelgi on seda probleemi veel olnud, tuli välja, et on. Siis tekkis see idee, et aga katsuks seda probleemi kuskilt otsast arutama hakata. No siis sattusid teiega ühel päeval ja Shipitwise'i. Jaa, see oli 2016 suvi, kui ma nüüd peast ütlen, kui meie ühise laua taga istusime, seda ideed arutasime. Mulle jäigi selline mulje, et me lahendame justkui hästi suurt monstrum probleemi ja see, ütleme, sellele nagu head lahendust nädala kahega nagu välja ei mõtle, on ju. Aga mida ma jällegi nagu nägin seal on see, et see tiim, kes seda ideed hakkas uskuma, päris suur, me saime tegelikult väga tugeva kõlapinna startup maastikul Eestis ja kindlasti ka väljapoole. Ja nüüd 8 kuud edasi kerides pärast seda, kui me koos alustasime seda projekti, siis tegelikult toimus ka seal üks suur muutus, ütleme siis ärimudeli kontekstis. Ja siis, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis see oli siis paki, ütleme hands-free traveling, eks ole. Ehk siis ongi see mõte, et mis oligi kõige rohkem ehk seotud selle algse ideega, et jumala eest ma võin ükskõik missuguse eseme, ükskõik kus kohast väga sujuvalt, ilma probleemide, ilma higistamiseta kätte saada. Ja ma ei pea selleks suurt midagi ise nagu reisijana, tarbijana tegema. No see hands-free traveling, miks me selle suuna võtsime, et esiteks meil kõigil 3 asutajal oli kogemus reisimisel oma asjade vedamisel, et see oli lihtsalt meile kõige nagu arusaadavam. Aga teine case oli selle juures see, et kui sa nüüd hästi palju nagu ringi liigud, ise just alles tulin jälle reisilt ja siin 6 aega tagasi käisin Kopenhaagenis, sa näed, millised mega järjekorrad on see check-inis enda kohvrite asjadega. See pole kuidagi muutunud viimase 20-50 aasta jooksul. Kusjuures ma olen tähele pannud, et inimesed võtavad käsipagasisse endale asju, mida neil kohe vaja on. Ja suures pagasis on need asjad, mida ma võib-olla siis nädala jooksul kasutan, need asjad. Ja me üritasime lahendada seda probleemi, et selle paki saaks saata siis enda koduukselt sinna hotelli või kus sa seal siis oled. See idee on kõik suurepärane, see lahendaks siiamaani ära, aga seal on teisi lülisid veel
mis on tegelikult ajast maas, mis ei lasknud seda täiel määral nagu rakendada seda. Ehk siis me kordame juba öeldud mõtet, et võib-olla Shipitwise'i idee oli jällegi tunduvalt rohkem ajast ees, mis jäi sel hetkel lihtsalt kinni puuduvate lülide, ütleme siis, mitte ebakompetentsuse taha, vaid lihtsalt selle tõttu, et nad ei olnud mingisugust arengufaasi saavutanud. Transport ja logistika oli see kõige suurem nagu ämber, see on niisugune suur monstrum, et siin ei ole mingisugused tohutud muutused selle aja jooksul, kui Shipitwise loodi ja tegelikult juhtunud ju. Ainukene lahendus, mida mina näen, et kui füüsilist eset on vaja punktist A punkti B liigutada, siis ei peaks seda tegema mitte inimesed, vaid seda peaks tegema robotid. Isesõitvad autod, robotid, droonid, mida iganes, sest see inimfaktor kaob vahelt ära. Vaata transpordis ja logistikas me nägime ju, te ju mõlemad nägite, sa tegid ju mikrosupporti ja sina tegid müüki, te nägite ju, kuidas autojuhid, inimfaktor keeras pekki konkreetselt normaalseid diile. Tänu sellele, et keegi kuskil inimene feilis, unustas. Ei viitsind. Üksi lihtsalt oli purjus roolis, ta ei viinki üldse asju kohale. Need on lava asjad, mis meil seal olid. Et see inimfaktor on nii suur, et ja see on üks suurimat takistusi sellele. Aga see teadmine täna on nüüd olemas, mis Shipitwise'ist edasi saab? Kus ta täna on ja mis temast edasi peaks saama? Vaata Shipitwise, kui me seda ehitasime koos ju, siis me korrasime hästi palju datat ja ehitasime enda sisemise tööriista. Selle protsesside paremaks juhtimiseks, supporti saaks hästi teha, saaks datat korjata, kõik sellised asju ja automatiseerida neid hinnapäringuid ja neid asju. Siis täna, siis me avastasime siin aasta algusest, aga meil on loonud ju tööriista, mida teistel ei ole. 2018 aasta alguses siis? 2017 aasta lõpus ju tegelikult, kui me tegime selle teise pivotine. Just. Et me avastasime, et need ettevõtted, kellega me koostööd tahame teha, siis nendel ju tegelikult puudub üldse mingisugune platvorm, mille peal nad töötavad, sest paljud paned ikka veel Exceli tabeliga, telefon, email ja nii edasi, aga see ei ole ju väga jätkusuutlik. See ei ole jätkusuutlik, seda kõike on võimalik automatiseerida. Ja see platvorm, mis meil täna ongi just selle jaoks mõeldud, et seda protsessi, kas võib-olla mitte 100%, aga suuremas osas ikkagi automatiseerida. Ehk siis Shipitwise täna liigub edasi ja tegutseb. Natuke väiksema seltskonnaga, aga need, kes selle ettevõtte lõid, et need on selle asja juures edasi ja meil on mitmete suurte kontsernidega läbirääkimised. Ja ma loodan, et need varsti tulevad siit häid uudisid ka. Igal juhul väga põnev, seda tahaks kindlasti näha, sest et kui see toode juba on sellises staadiumis, mida on võimalik rakendada ja kontsernidele siis pakkuda ja ka kasutada. Jumala eest. Täna, kui ma Shipitwise'i alustasin, siis ma olin võib-olla nagu tagasihoidlik, aga täna ma võin igale logistika ettevõttele, kui te mind kuulate, kui te üldse vistite seda kuulata, siis kui te digitaliseerida, siis lihtsalt surete välja ja kogu muusika. Et see on ilmselge, et seda suunda läheb. Vot see digitaliseerimine on selline teema, mis justkui, me võib-olla tajume seda ainult startup maailmas, aga traditsioonilised ettevõtted, firmad, miks mitte ka avalikud organisatsioonid, tegelikult nad ei suuda hoomata, nad ei suuda enda peas ette kujutada, mida see kõik tähendab. Sest et kõik, igasugune muutus organisatsiooni sees, kohe silme ette tuleb mingisugune suur kulunumber ja selles justkui löödakse kohkuma. Ja nüüd kui mõelda nüüd tulevik, järgmisele 5-10 aastale, siis see konkurentsieelis, mida püütakse kogu aeg saavutada, justkui võikski seal olla, on ju? Absoluutselt. Aga ikkagi on mingi tõrge ees ja kuidas sellest tõrkest üle saada, ma ei tea, mis see hea imeravim on, sest et samu asju ma püüan igapäevaselt lahendada ka iseenda töös, ka Velvetis, kus ma igapäevaselt toimetan. See ei ole üldse nii lihtne. Ma arvame, et me suudame 5 programmiga väga palju asju ära teha, aga tegelikult mida me näeme on see, et inimesed kipuvad rohkem teenindama seda
software'i, seda platvormi kui see, et see platvorm aitab meil tegelikult midagi lihtsustada ja mingisugust protsessi automatiseerida. Ehk siis minu küsimus ongi sulle see, et mis meetodiga te kavatsete või sa juba näed ja sa oled kogenud seda, sa suudad nagu inimese ikkagi tuua sellele lainele, et kuule, täna on sinu ainukene pääseda see, et sa hakkad seda asja digitaliseerima ja automatiseerima. Tead, me oleme siin paljude ettevõtetega tegelikult rääkinud, kui sa võid tuua välja ka superkalkulatsioonid, numbrid, mida see talle kokku hoiab ja kas täna või perspektiivis või mida iganes. Küsimus ei ole üldse tegelikult numbrites, küsimus on selles, et inimestel on aja jooksul kujunenud välja mõttemustrid, harjumused ja nende muutmine on ju meeletult inimestel raske. Nad isegi ei viitsi mõeldagi sellise asjade peale. Et kui neil on mingi totaalne pein on ja hakkad surema põhimõtteliselt, siis hakatakse nagu vaatama ringi. See on nagu miks Eesti mehed ei käi arsti juures? Siis nad arvavad, et nad nii tugevad on. Tegelikult võiks ju minna varem enda terviseuuringut tegema. Ta mõtleb, kui ta veel püsti seisab, et siis ta on nagu terve inimene. Tegelikult inimesed ei viitsi mõelda ja natukene laiemat pilti nagu endale selgeks teha ja tihtipeale ka kui ma vaatan nagu ettevõtted, kellega ma olen suhtlenud, nad on lihtsalt nii ülekoormatud, nad on seal käsitööga ülekoormatud ja siis neil ei ole aega selleks süübida, selleks, et viia kurssid, mida antud tarkvara või mingi asi aitab tal lahendada protsesse näiteks, kiirendada, automatiseerida. Automatiseerimisest ei pääse mitte ükski ettevõte, see on täna fakt. Et ühel päeval isegi juuksur ei pääse automatiseerimisest. Just, ma tahtsin küsida, kas sa väidad seda, et ükskõik missugune organisatsioon era-avalikus sektoris, siin on ainuke pääseda ja ongi automatiseerimine ja need tüübid, kes seda ei tee, need lihtsalt surevad ja hääbuvad ja nii ongi. Ja loomulikult, sest automatiseerimine, kus meil pihta hakkas masstootmine on ju, Ford tegi esimesed masstootmisliinid selleks, et efektiivistada autotootmist, tööprotsessi, kõik sellised asju. Sest on terve rida nüridaid tegevusi, mida ei pea inimene tegema. Milleks? Miks seda tegema peaks inimene? Ma just ise mõtlen tegelikult, kui sa mõtled, millises suunas klienditeenindus kõige tavalisemas võtmes on täna liikunud, on iseteenindus. Ja iseteeninduse jaoks on sul vaja süsteemide automatiseerimist. Ehk siis milleks on sul vaja kuskil näiteks juuksurisalongi inimest, kes registreerib kliente? Tegelikult seal ei ole seda vaja, seda saab kõik automatiseerida. Absoluutselt. Et see on jälle mõttetu tühi töökoht, mida sul lihtsalt ei ole vaja. No näiteks kui ma võtan näiteks iseenda, see on Mikko tõi jumala hea pointi välja, et automatiseerida. Näiteks kui ma võtan enda juuksed, siis mina käin üldiselt 3 nädala tagant juuksed lõikamas. Aga miks ei võiks olla niimoodi, et kui ma käin seal juuksurisalongis, ta teab mind, ta teab, millist soengut mulle meeldib näiteks viimase 2 aasta jooksul, siis ta ise pakub mulle välja, nagu, et kuule, et meil on siin 4 vaba aega sellel perioodil, ta teab, et juba 3 nädalat on möödas ja minul on ainult yes vastata. Ja minu juuksuraeg on bronnitud. Ma ei pea üldse minema kuskile, hakkama helistama mingid juuksule. Ma olen ju püsikunde olnud juba 2 aastat seal. Miks ma peaks hakkama bronnima eraldi veel? Ta ju teab, et ma tahan juuksurisse minna. No see on selline hästi lihtlabane näide. Aga see, mis ta siis võtab juuksuri annab? Sa ei pea minema vastu võtma seda telefoni, mis sul vahepeal eriseb seal juukse lõikimise ajal. Sa saad lihtsalt efektiivsemalt rohkem kliente ära teenindada. Vaat kui huvitav, et see lauatelefon, mina olen nagu aru saanud, et see on nagu suhteliselt surnud tööriist, aga juuksurisalongis ka ise käies, siis see on seal ilusti olemas ja jätkuvalt kasutatakse, nii et kogu aeg on punases, on ju. Et miks mitte tõesti, lihtne näide küll, aga ma arvan, et see on nagu selline kõige käega katsutavam näide, on ju. Teades suuremaid näiteks mingid tööstusettevõtteid, võt seal läheb juba asi nagu keerulisemaks, sest seal nagu tuleb just see hirm sellelt poolt sisse, et ma juhin 200 pealist organisatsiooni ja kui keegi suudab mulle ära tõestada, et kui ma automatiseerin näiteks 15% oma tegevustest, jah, ma teen selle ühekordse investeeringu, mis on ilmselgelt suurem kui võib-olla mingisuguse 2 kuu palgafond, võib-olla, me ei tea seda, praegu panen siin nagu hullu võib-olla. Aga siin ongi lihtsalt see tunne võib-olla, et see muutuse läbiviimine jällegi on suures koobis liiga ränk
ja võib-olla on siin just see hea näide ongi see, et hakkame hoopis su telefon, lükkame kõik su faksimasinad ja lauatelefonid nagu minema, hakkame sellest kõigepealt pihta, on ju. Ja Eestis on praegu väga ägedad ettevõtted, näiteks nagu MindTitan, kes tegeleb puhtalt AI masinõppe lahenduste väljatöötamisega, pakuvad seda väga suurtele kontsernidele, firmadele Eestis ka, need tüübid, kes juba kasutavad seda teenust, kes järjest rohkem liiguvad sinna poole, nemad iga päev võidavad. Ja need tüübid, kes seda ei kasuta, need lihtsalt jäävad ajas. Kusjuures ma olen täiesti kindel, et tulevikus ei ole juuksurit ka vaja. Sa lihtsalt istud kuskile ja robot lõikab sulle ära, see on paha. Ja päriselt. Ja nii on, jah, ilmselt tulebki. Sest see on ju käsi, see on liigutus. Seda saab ju robot ka lõpuks teha ju. Mõtlen kunagi on, vaata see istud juuksuri tooli, vaata kunagi naistele pandi need suured need mingid junid pähe, vaata need ja. Suured mingid paunad. Mingid paunad, jah. Ma ei tea, mis need isegi tegid, aga et enam ongi, lähed istud kuskil tooli, ilmub see sulle sinna pea kohale nagu, siis juustega tehakse midagi, või laserid lõikavad näiteks ja mis iganes. Jumal teab, mida saab teha, et tegelikult sul ongi reaalselt ei ole vaja. Äkki läheb midagi pekki, võetakse skalp maha, vaata. See läks päris ränk. Me siin arendasime seda juuksuri teemat, et see on teema, millega puutuda tegelikult enamus inimesed kokku, on ju. Paki saatmisega iga inimene puutu kokku, veel vähem reisimisega, on ju. Just. Aga mõtle näiteks, sul on aeg broneeritud ja ütled, tahaks proovida sellist soengut näiteks. Vaata nüüd, ma ei tea, nagu Brad Pittil on või mida iganes. Ja sa oled näiteks eelnevalt kuidagi kas enda näo nagu ära skanneerinud või enda sellise pea ja siis juuksur pakub sulle ise, näed, siin on, ma ei tea, 30 erinevat soengut sellise toonidega, et ma ei tea, vali endal välja, mis sulle sobib, et sa juba tead juuksurisse minnes, mida sa tegelikult tahaksid endal saada ja erinevate nurkade, et näitab ka ala selles, et kuidas su juuksud tuules näiteks lehviksid või midagi sugust. Kusjuures see on tõesti naljakas, ma ei tea, kas teil on ka sama, et juuksuralt, kuidas me siis täna lõikame? Kuule, ma olen 2 aastat siin käinud, nagu mida sa enam mõtled, no? Ma olen pildiga alati, mul on telefonis alati pilt, nagu sa näitan, et ma seda tahan. Kas sul on nagu, kas sa oled ühe sama juuksuriga juures käinud aastaid või pikemat aega? Praegu viimased äkki aasta aega olen käinud, jah. Ikka näitad seda pilti või? Ei, ma muudan ka, aga üldiselt näitan ikka sama pilti, jah. Okay. Selles mõttes, et temaga on lihtne, et ta on selles mõttes väga hea teeninduses, et ta juba teab tegelikult. Et mina olen ikka juba vaata vanast harjumusest näitan talle pilti, aga ütleb, ma juba tean, mis sa tahad. Et tee mul ära selles mõttes, et tema on väga, väga advanced. Aga iseenesest on jah, see automatiseerimise mõte, ma arvan, et see suurte tööstuse ettevõtte või üldse suurte organisatsioonide hirm automatiseerida midagi või see, et nad näevad neid kulunumbrid ainult ja nad ei näe seda väärtust seal taga. Ma arvan, et ongi see peamine aspekt, mis on sillutanud tee startup-indusele. Vaata, kui sa vaatad tavalisi startup'e, nad lähevad tegelikult täiesti puusalt lähevad peale. Ja lihtsalt neil puudub siukene hirm või nad on isegi naiivsed selles mõttes. Nad on hästi, lapsikud nagu. Täpselt, et nad ei näe neid miinuseid, et nad näevad ainult neid dollari märke või mis iganes on ja näevad seda väärtust või visiooni seal ees ja nad lihtsalt liiguvad selle suunas. Et ma arvan, et see ongi see mingi peamine mentaliteedi vahe lihtsalt. Ühesõnaga õppetund sellest vestlusest praegu on ikkagi see, et juuksurid, head kallikesed juuksurid, et võtke midagi ette selle lauatelefoni suhtes ja teine järeldus on siis see, et startupid tegelikult on lasteaiad. No, ja seal on mõned kasvatajad ja mõned kasvataja abid ja ülejäänud on kõik lapsed. No põhimõtteliselt, kui seda lapsemeelsus saaks niimoodi täiskasvanud inimesi juurutada, ma kujutan ette, siis oleks maailma hoopis teistmoodi. See oleks palju ägedaid asju meil. Sest täiskasvanud inimene hakkab mõtlema, teate, kui palju ideid surevad ennem, kui nad üldse kellegile välja räägitakse või? Mõtlema, et kui jumal äge asi, et ma ei tea, kus see ikka võimalik teha. Esimene asi, pitchi seda ideed, räägi kellega, ma ei tea, joo paar õllet ära ja siis tuleb eriti ägeda ideid või tõmba savu või mida iganes. Igast ägeda ideid tulevad. Järgmine kord, kui sa meile külla tuled, siis ma valmistan kõik asjad ette, et me sinna õlut saaks tarbida. Kuidas laheleks see, kui inimesed saavad 30, siis lähevad uuesti nii-öelda ülikooli siuke jälle riiklik õpe, et kuidas olla nagu laps. Jaa. Lapsikuse ABC 101. Teeme ära selle kursu. Olari, räägi veel, sul on lisaks Shipitwise'i tegemistele on sul ka teine startup juba üsna kaugele jõudnud, nimeks on sellel Fututech ja tegeleb see siis, nüüd paranda mind, kui ma eksin, kaubanduspindade siis manageerimisega läbi siis platvormi.
see on siuke ühe lausega. jah, ühe lausega, no vot sa olid jumala hästi, oskad ühe lausega pitch'i juba teha. Ma olen kogenud on. ei, see on muidu suunatud ja kinnisvara ettevõtetele, fookusega kaubanduskeskused, kes siis manageerivad oma äripindasid ja seal on terve rida rentikuid. See ettevõte sai alguse 2010, nii et see on isegi vanem kui Shipitwise. ja see on vanem kui Shipitwise, et tegelikult sellise startup faasist on nagu välja kasvanud. Ehk siis ta on juba just kui mitte veel, on ta võime öelda kasvueas või kuidas me peaksin seda nimetama? No ma arvan, et selline pioneeri staatus on mööda nüüd läinud, et hakkab nagu inimesed mõned armastavad öelda, nüüd hakkab nagu päris ettevõtteks nagu muutuma, et sul on maksvad kliendid, sul on mingi ärimudel välja töötatud, sul on meeskond tekkima, fookus on paigas, vaata startup on selline katsetamine ja testimine kogu aeg, on ju. Just. Et selle perioodi, selle katsetamise perioodi te olete juba läbi elanud põhimõtteliselt. Teate, Fututechist ühel päeval ma saan kirjutada raamatu, sest see on ettevõte, millest võiks kirjutada raamatu, kuidas ei tohiks teha startup'i. Selleks saaks nagu korraliku manuaali kirjutada, kuidas startup ettevõtte teha ei tohi. Mis pekki läks, räägi välja? Kõik läks pekki. Kõik kohe algusest peale. Kui suures kõige naljakam on see, et mina ei ole selle Fututechi algse idee autor üldse. See juhtus niimoodi, et kuna minu sõpruskonnas enamus teadsid, et ma tegelen arhitektuuri ja nii edasi ja minu juurde tuli 2 härrat. Ühe härraga ma töötasin kunagi koos ühes suures ettevõttes ja siis nemad tulid minu juurde ja ütlesid, et kuule, et meil on niisugune plaan, et me tahaksime hakata tegema sellist asja, et hakata pakkuma ettevõtetele seda ohutusalast nõu koos evakuatsiooni joonistega ja kõik selline pommiähvarduse korral ja kuidas siis hoonest peaks evakueerima ja sellised joonised, et kas mina oskan sellised teha, et nendel on idee, kuidas seda võiks teha. Ma ütlesin, et äge küll, et aga miks seda peaks tegema PDF-is nagu, et teeme mingid joonised, keegi laeb alla ja siis nagu PDF-is on mingi joonis või, mis teed sellega? Et äkki saab teha niimoodi, et see on online'is mingisugused joonised, kui tekib ohuolukord, siis süsteem ise teavitab ja näitab joonise peal kohe ära, kus oht on tekkinud ja kui probleem on, siis kuidas evakueerida või kuidas seda ohtu lokaliseerida. Siis ma ütlesin, et jaa, et mul on olemas üks teine sõber, kes IT-valdkonnas on tegutsenud, siis meil on sõber Ragnar, ütlesin talle, et vaat selline asi on, et kutitavad sihukest asja, kas on teostatav selline võimalus, et mina suudaksin juurde panna sinna arhitektuurse poole ehk hoonejoonised, et sinu poolt oleks vaja sellist, kuidas tehnoloogiliselt lahendada ja nende poolt on idee. Ja kuna me kellelgi ei ole mingit raha ei olnud, siis otsustasid, et davai, paneme pundi kokku. 4 meest tulid kokku. Aga siis avastasime, et müük ei ole ju. Siis tulid 2 meest, kes väidetavalt olid kõvad müügimehed, tulid sinna ettevõttesse sisse ja meil oli 6 osanikku. 6 osanikku? Kõik olid võrdselt jaotatud. Fantastiline. Kõlab nagu suurepärane algus. Nii, hakkasime seda implementeerima, hakkasime seda ideed läbi töötama ja tegime esimesed sellised müügikohtumised ka, need nõndanemed kõvad müügimehed tegid esimesed müügikohtumised ja sealt öeldi, et seda pole vaja, seda mitte keegi kunagi kasutama ei hakka. No kohe öeldi ära niimoodi alguses peale. Põhimõtteliselt küll, et me ei ole vaja ja nii, me ei tea ka teist midagi, mis see startup ettevõtte alles on. Me läbi Tehnopoli alustasime. Siis teisel kuul juba üks mees ütles, et ei, see pole ikka minu jaoks, et see ei lähe käima ja see ei lähe lendu ja nii edasi. No, andis kohe alla. Andis kohe alla põhimõtteliselt ja läks tegema oma asju. Ma isegi ei tea, mis ta täna teeb. Siis me teie 5 järgi, siis me arutasime, kuidas me edasi teeme ja siis ühel päeval, kui meil hakkas juba midagi tekkima, siis üks arvas, et tal ikkagi vist ei ole aega seal panustada, et majas remontida ja müüks oma osalus üldse maha. Mis meist järgi jäi? 4 inimest, jagasime ettevõtte ära 25. No, ma tean, millest sa räägid. Juriidiliselt on see täielik killer juba. Ja siis juhtus niimoodi, et ettevõte kuidagi tegutses, kõige paremaid tulemusi ei tulnud, tekkisid erinevad probleemid, tülid, arusaamatused, üks ei tee seda, teine tee teist ja nii kõik, mis kokku leppisid, mitte midagi ei pädenud, on ju. Ja siis see asi läks nagu sellisest lappama, ta hakkas nagu venima, see on startupide puhul täiesti klassikaline näide, et kaob mingisugune motivatsioon ära, asi jääb kuidagi venima, lappama ja siis ta lõpuks surebki. Ja siis juhtus selline asi, et 2 meest tahtsid teha, Olari ja Ragnar tahtsid teha, teised mehed ei tahtnud teha. Olari ja Ragnar. Ja. Ragnar Saksing, jah. Ja 2 meest ei tahtnud teha, siis tekkis meil olukord, kus me siis otsustasime, et aga äkki lükkame siis teed lahku. See oli kõva vaidlemine, kuidas me rahaasjades kokku saime, mitte midagi otsustada ei saanud, sest
ühel pool on 50% vastu, teisel 50% poolt. Juriidiliselt täiesti nagu patiseis. Keberniit. No ühesõnaga kõik on perses nagu. Clusterfuck. Clusterfuck, jah. Et see on kõige hullem variant, mis saab juhtuda. Et 50-50 on, et kui keegi ettevõtet teeb, siis ärge sellist lollust küll tehke, et teil on 50-50 ettevõte nagu. Et see on kõige ajuvam asi. Siis me saime lõpuks kokkuleppele, et meie ostame nende osad ära, nemad väljavad ettevõttest, nii edasi. Ja siis juhtus selline asi, et üks osanikest suri ära. Ossa raisk. Suri ära, jah. No ta oli südamepudulikkus. Okay. Ma täpselt kõike seda ei tea, on. Oli ta oli spordimees. Kõva spordimees. Kurat. Aga pull oli selles, et jälle midagi otsustada ei saanud. Sellepärast, et seaduse järgi on pärimise aeg 6 kuud. Ennem seda me ei saa mitte ühtegi müügi otsustega mitte midagi teha. Midagi otsustada ei saa. Ja 6 kuud nihkus jälle edasi. Loomulikult see tõmbab moti alla, sest sa ei saa midagi otsustada. Ja siis me räägime ajast 2010 ja 2010 ja sealt edasi. Sealt edasi, eks ole. 2014 me siis lõpuks saime selle ettevõtte niimoodi välja osta, et saaks sellega tegutsema hakata. 4 aastat kulus selleks. Me olime täiesti zombiseisus. Et kuradi ma surnule uuesti elu ja loomulikult meil kõigil oli motivatsioonikriis, et saadaks kõik pikalt ja ei taha selle sitaga enam tegeleda. Kuigi idee oli hea ja me mõtlesime, et me ei lase seda ideed selles mõttes kotti joosta, et kellelgi motivatsioonikriis on. Tegime selle ostu ära, nemad lahkusid ettevõttest välja, läksid ära ettevõttest. Üks elus on, teine surnult on ju. Ja siis me alles hakkasime tegutsema, aga aasta 2010 me lõime selle ettevõtte. Tähendab, 4 aastat oli patiseis ja see patiseis tekkis väga lihtsast asjast. Esiteks puudusid osanike vahelised normaalsed lepingud, mis reguleeriks ära omanike suhted. Puudusid erinevad töölepingud, mis on kellegi osa selles. Ka osanik peab olema reguleeritud töölepinguga. Ta võib osanik olla, aga võib-olla ta ühel päeval ütleb, ma ei taha selle ettevõttega tegeleda, siis ta lihtsalt sellest palka ei saa enam. Just. Ühesõnaga juriidiliselt oli see täielik nagu juriidiline pornograafia, mis meil toimus nagu hardcore pornograafia, võiks nii öelda. Anaal. Kõik võimalikud augud, mida iganes. Et ja see 4 aastat pidurdas ettevõtte kasvu. 4 aastat. Mitte midagi sisuliselt ei toimunud. Seda silmas pidades on ju täielik hämming või ütleme üllatus, et see ettevõte on täna ikkagi elus ja kasvav ja ta areneb. Jaa, aga vaata selles mõttes, et need, kes selle ettevõtte lõid, nendel kadus visioon ära 4 aastaga. Vaata suurt pilt ei olnud, sest inimesed tihtipeale mõtlevad, et teen start-upi, et siis ma olen unicorn, mul on äge idee. Need, et siin Taxify ja TransferWise ja siin teised ettevõtted on saanud nagu unicorniks, et miljardi väärtusega ettevõtted, siis seal taga on tegelikult väga hästi organiseeritud töö, seal on kindlasti väga head lepingud ja seal on väga tugev visioon, kuhu üldse välja tahetakse jõuda. Et mina ei olnud tollel hetkel üldse selle ettevõtte juht, üks teine härra oli selle ettevõtte juht, et kui ei ole sul visiooni, kuhu sa välja tahad liikuda, siis ei tule sulle taha sinna tegevuskava, mitte midagi. Juriidilised lepingud sakkisid täiega, nii et ma olen seal inimestele öelnud, et võib-olla me saame hoopis jõukaks selleks, et me kirjutame raamatu, kuidas startupi teha ei tohi, mitte selle startupi. Aga tänaseks Fututech on väga kindla fookusega kinnisvarasektori peale, just suur kinnisvarasektor ja kaubanduskeskused. Kas lisaks kaubanduskeskustel on veel sihtgrupid või kliendid või pinnad? On suured kinnisvara ja ettevõtete fondid, kes omavad siis suuri kinnisvara. Too näide. USS Haldus on või võtame Kapitel, kes on üks suurimaid kinnisvaraettevõtteid, kellel kuulub näiteks Viru Keskus ja kõik sellised arendused seal erinevates riikides on. Et need on meie kliendid. Ja need ei ole tulnud mitte läbi selle, et meil oleks mingi tohutu geniaalne toode olnud, vaid kuna mina olen ise arhitekti taustaga ja seal üks partneritest on veel nagu kinnisvara arenduse tausta ja selle taustaga, siis me oleme lihtsalt selles teemas täiesti sees, me teame, kuidas see hingelu seal seespalt käib. Et need ei ole mitte see, et IT-vennad tuli kokku, et mõtlen, äge, kuule hakkaks kinnisvarasektori probleeme lahendama. Ei, vaid me oleme insiderid, kes teadsid, mis seal kinnisvarasektori sees toimib. Ehk siis tegelikult sa vastad ka praegu küsimusele, mis ma saate alguses küsisin, ehk siis sama arhitektuuri karjäär, arhitekti karjäär tegelikult aitas sind
selle äri käivitamisel, visiooni ehitamisel. Täpselt, visiooni ehitamisel on just õige sõna. Sest et ma olen hästi palju puutunud kokku ja kõigis need targa majas kontseptsioonidega, kõik see linnaarendused ja nii kinnisvara arendus, kuhu need kõik liiguvad, ega kõik liiguvad ju selle poole, et efektiivistada seda tegevust, on ju. Sest konkurents on tihe, sa pead seda kinnisvara hooldama, et see renting sinna tuleks, et ta oleks hea olla, oleks õnnelikud need inimesed seal sees, siis sa pead ka neile pakkuma vastavat teenust ja vaata Fututech lahendabki seda olukorda, kus me saame paljusid asju automatiseerida. See tähendab seda, et rentnik, kes seal majas on või kinnisvara omanik saab parema teenuse pakkuda oma klientidele, siis kui sa oled paremat teenust pakud, siis inimesed tulevad sinna majja. See ei ole niimoodi, et sa võtan Exceli tabeli ette ja arvuta kohe selle täna välja, see on ikka selline pikaajaline perspektiiv. Sa pead ikkagi nagu vaatama seda 5-10 aasta lõikes. Ja nüüd me täna tunneme, et võib-olla see oli kasulik, sest me olime ka Fututechiga ajast ees. Sest esimene asi, kui me läksime Fututechiga asja rääkima, see oli see, meil on siin raamatupidaja, tal on Exceli tabelis kõik kirjas. Jälle oli mingi vastuvaid, eks ole? No muidugi, ja siis kui küsis, et kuidas teil eelmise aasta renditulu oli ja millised halduskulud olid, siis oli esimene vastus oli see, no ma praegu küll ei oska öelda, et ma raamatupidaja võtab kokku neid, et võib-olla nädala lõpuks ma saan sulle öelda mingid numbrid. Mõtlesin, miks nädala lõpuks? Miks te võiks digitaalselt online'is olla 3 sekundiga nagu? Kui me võtsime, esimene suur klient oli Viru Keskus, ta on nii suunanäitaja siin kaubanduses üldse olnud, siis nemad olid need julged, kes julgesid meie noore ettevõttega teha esimesi samme. Tema oli teie esimene klient? Tema oli meie esimene klient, ja aga kuna see oli hästi innovatiivne juht, Ants Vasar on ju väga tuntud ju kaubanduskeskuste juht ja hästi innovatiivne ja ta on väga tugeva tiimi enda kokku pannud. Vaat see organisatsioonist loeb ka see, milline on juht, sest juht koondab enda ümber tugeva visiooniga inimesi, kes haakuvad nende inimestega. Ja kui Viru Keskus enne igasuguste käibeandmete ja igasuguse halduse teema peale kulutas näiteks, et andmeid kokku võtta 2 nädalat, siis Fututechi programmiga nad viisid seal 10 minuti peale. Automaatselt. Ja nad loobusid 3 erinevast tarkvarast selle jaoks. Kui see ei ole digitaliseerimine, progress, siis ma küsin, mis asi see on siis? See on ilmselgelt digitaliseerimine ja automatiseerimine. Nad ei pidanud meeskonda suurendama, nad said kiiremini hakata tegema äriotsuseid, sellepärast et ettevõtte juht ju teeb äriotsuseid selle peale, mismoodi renting käive on. Marketing teab kohe tagasisidet, kui ta oma neid turunduskampaaniat teeb, sest kui ta teeb mingi turunduskampaaniat, siis ta näeb kohe, et mis nüüd sellel 3 päeval nüüd toimus. Ta saab kohe neid graafikuid vaadata, enne oli niimoodi 6 aega pead ootama ja siis tagantjärgi konsulteerib fakta, läks perse see kampaania. Aga samas nad saavad täna kohe reageerida. Nad saavad kohe vaadata, kas tekib mingi piiki või tekib mingi graafiku muutus, niisugust asju. Just. Ja täna te olete siis ikkagi sellises olukorras, kus, kui me räägime nüüd konkreetselt kaubanduspindades, siis Eesti turud olete põhimõtteliselt katnud või on teil siin veel tööd teha, kuidas see olukord on? No Eesti turg on, ütleme, 70% ulatuses meie tarkvaraga kaetud need kaubanduskeskused. Ehk siis need 30% on lihtsalt need samad tüübid, kes nagu väga veel ei ole veel mõttega kaasa tulnud? Kas nad ei ole mõttega kaasa tulnud ja mõndadel on mingid analoogsid, mis nad arvavad, et nad lahendavad probleeme, et ega me ju selles mõttes ju mingit jalgratast ei leiustanud. Me lihtsalt teatud protsessid automatiseerisime ära ja tegime nagu mugavamaks, et on nagu korralik platvorm tehtud, sest kaubanduskeskused peavad väga targalt ja efektiivselt toimetama, sest nad teavad, et e-kaubandus astub nii kõvasti kandadele, et nad peavad kliendi saama majja niimoodi, et see klient ka seal majas ostu sooritaksid. Nad peavad väga palju pingutama selleks. Arusaadav. Sest e-kaubandus võtab väga palju käivet neil käest ära. Väga hea, et sa sellest teemast rääkisid, sest kui sa mõtled kaubanduskeskuse kontseptsiooni peale kui sellise peale, sest viimase 10 aastat on täielikult muutunud. Ja just see kliendi majja toomine, et täna kaubanduskeskus ei ole see koht, kus sa käid lihtsalt midagi ostmas. Kaubanduskeskus on nagu mikrolinn. Hommikul lähed, sa käid seal trennis ära, sa käid söömas ära, sa käid võib-olla poes, siis sa käid kinos, sa käid jumala raamatupoes, põhimõtteliselt see ongi nagu väike linn, et sa kõik asjad ühes kohas tehtud. Ja see ongi see uus suund nii-öelda. Tead, kaubanduskeskused juba siin mõned innovaatorid ütlevad, et see on experience center nagu. Kogemuste keskus. Meelelahutuskeskus ja selline kogemuskeskus. Ja. Et siin nüüd ka luuakse uuemaid kaubanduskeskusi ja sinna tuleb ka näiteks arstikontroll tuleb juba sisse. Et põhimõtteliselt, kui sa oled kaubanduskeskus, siis sa võid ära anda enda vajalikud proovid. Muidu sa pidid minema spetsiaalselt polikliinikusse nagu. Aga kui sa annad selliseid elementaarseid asju ära, miks ei võiks seda teha?
sest jah, kaubanduskeskustes on ju mõeldud pere peale, meelelahutuse peale, toitlustamise peale, et need kaubanduskeskused arenevad sinna suunas, et nad on meelelahutuskeskused ostlemise võimalusega tegelikult. Et hea toit, mõnus valgus, hea muusika, interjöör, kõik see on ju tegelikult emotsioon, on ju. Nii see on. Muidugi, korra tahtsin mainida, et T1 on ehk kõige selgem vihje või suunanäitaja selle poole pealt, kuhu see kaubanduskeskuse kontseptsioon hakkab liikuma. Ma korra küsin ka, ega te nendega veel koostööd ei tee? Nad on meie asjaga kursis, jah. Veel ei ole käsi löönud. Aga need kauplused, mis täna Eestisse luuakse, nad võivad tunduda kõrvaltvaataja jaoks, et see on innovatiivne lähenemine. Tegelikult see ei ole. Tegelikult ei ole. Ei. Ehk siis isegi, kui me ehitame selle vaateratta sinna, siis see on tegelikult lihtsalt üks lõbustuspark. No see on emotsioonimüük, aga see ju mingit tohutut lisaväärtust ju nüüd juurde ei loo. Elamuskeskus põhimõtteliselt. Sest kui me nüüd jõuame selle saate alguse jutu juurde tagasi, et sul on mingid seadmed on küljes, kus sa võib-olla pead midagi käes hoidma telefoni, siis täna juba on olemas kauplused, kus eksperimentaalkorras, kus ei ole kassasüsteemi üldse olemas, sularaha üldse ei ole, sa paned asjad korvi ja jalutad poest välja. Näotuvastusüsteemid, erinevad andmebaasid, tehisintellekt suudab kindlaks teha, kes see inimene seal oli ja automaatselt võetakse tema arve pealt raha maha. Sa lähed lihtsalt poodi, lihtsalt võtad. Et praegu seda teed, seda oleks vargus, on ju. Aga tuleviku pood, see on minu meelest on Rootsis ja Norras on osad kauplused juba niimoodi töötavad ka eksperimentaalkorras. Minu meelest on Eestis on mingi startup Bait Taylor, kes tegeleb sarnase teemaga, et põhimõtteliselt ongi, sa lähed poodi, võtad sealt banaani, kõnnid poest välja lihtsalt ja juba läheb su arve pealt maha. Et noh, selliseks läheb see tulevik. Ja saad kinnitada, kas see oli õige ost või mida iganes on ju. Kuule, aga kuidas te Fututechiga sellele nii-öelda uue kaubanduskeskuse kontseptsiooniga kaasa lähete või saate te kaubanduskeskuse omalt poolt kuidagi aidata või mis see visioon on Fututechiga edaspidine? Fututechi, et me oleme tegelikult natukene võtnud enda rolli seda, et visioneerida, kuhu see kaubanduskeskus liigub ja me mõne ettevõttega oleme ka teinud neid ettepanekuid, et kuhu nad võiksid nagu vaadata, et noh, kui me jõuame Viru keskuse juurde, siis nemad on need, kes on nagu meid nagu kuulanud ja me oleme arutanud, me oleme isegi 20 aastat ettepoole arutanud neid asju. Et kuhu see kaubandus liigub. Aga need suundasid on nii palju, sest tehnoloogilised lahendused muudavad ju väga palju asju. See, mida sa 2 aastat tagasi mõtlesid, see on hullult äge, siis täna mõtled, see on täitsa mõttetu teha, sellepärast et tehnoloogiliselt saab hoopis teistmoodi neid asju täna juba lahendada. Et noh, põnev ajalik on, ma arvan, et kaubanduskeskused sellisel kujul nad ära ei kao, aga need saavad, nagu sa ütlesid Mikko väga hästi, et need on sellised mikrolinnad tekivad nagu, kus saad, need on kogukondlikud tihtipeale, aga et sa saad kõik oma teenused sealt kätte näiteks. Kuramuse äge. Kuna meie saate aeg hakkab otsa saama, siis siinkohal ongi ilmselt hea tänasele saatele joon alla tõmmata. Kindlasti tahan omalt poolt tänada sind, Olari, et sa siia saatesse tulid. Minu jaoks oled isiklikult mentor ilma naljata. Väga suure huviga jälgin sinu tegemisi. Mulle meeldib see, kuidas sa suhtud oma elusse, oma ennast ümbritsevasse keskkonda. Sa oled selline rebellius, siuke hakatis, kes tahab tegelikult ise disainida enda elu selliselt, nagu, mis on tegelikult nagu vastupidine sellele, mis see hetke olukord on. Ja sa oled valmis tegema samme selleks, et see, need tegelikult ka need soovid ja eesmärgid teoks teha. Ja see on haruldus ja seda ma väga sinu puhul hindan. No hea kuulda, et keegi nii mõtleb. Ja kuna täna on laupäev ja minu peres on traditsioon laupäeva õhtuti sauna teha, siis ma teen sulle kingituse ka, milleks on üks purk õlut. Ma loodan, et see jood sulle täna ära. Ma olen ka täna õhtul sauna. Ma olen ka. Aga ma omalt poolt nii palju lisan, et tegelikult Olli, sina oledki see, kelle pärast ma näiteks Shipitwise'i tulin ja tänu Shipitwise'ile mul on parim sõber. Mul on see tänane töökoht, kus ma olen. Jah, ma varem ei teadnud üksteist. Ja tänane töökoht tegelikult on ka, kus mul lihtsalt Shipitwise'i klient kirjutas mulle ja küsis, mis teed ja noh, siin ma täna olen, on ju. Ja sina oled ka põhjus, miks ma Shipitwise'i jäin.
tegelikult võib-olla ma oleks võinud sealt nagu varem ära minna, et ei olnud elu kõige lihtsam hetk, on ju. aga jah, ühesõnaga ma vaatan sulle ka alt üles ja oled mulle selles mõttes nagu mentori eest, et no nii palju kiitusi kohe korraga, et ma ei osanud oodata, ma oleksin täis joonud. no aga nüüd mis õlu lahti. ei no, kui ma nagu vastu ütlen, ega siis noh, ilmselgelt on see, et see ei ole nagu ühepoolne, et no ja mina olen ka saanud ju kahe väga ägeda inimesega tuttavaks ja vot sellepärast tasubki nagu vahest olla nagu avatud mõtlemisega, teha selliseid hulle asju ja kutsuda teisi hulle ka punti ja siis sa kunagi ei tea, mis sellest välja kujuneb, on ju. et ei tahaks küll enda elu elada nii, et sa mõtled tagant järgi, et kahetsed, ma oleks võinud seda teha, mitte vaata inimesed ei kahetse elu eelõhtult seda, mida teinud, või kahetsed seda, mida tegemata jätsid, on ju. Et mina küll nii ei tahaks elada. Suurepärane vestlus, Olari Miiter, aitäh! Aitäh! Omalt poolt nii palju lisan, et head kuulajad, et kindlasti andke meile tagasisidet, nii head kui halba, et mis me juba hästi teeme, mis teile meeldis, mis häid mõtteid te saate ja samuti, et mida me võiksime paremini teha, et nii-öelda teie vajadusi rohkem ära katta. Ja lõpetuseks veel see, et aitäh ka senistele kommenteerijatele ja tagasiside andjatele. Osad olmeprobleemid saime juba tänasega lahendatud. Videostream on varsti tulekul. Jah, olge valmis ja kuulake meid ja ega muudki ilusat lauga jätku ja olge mõnusad. No nii, purgis.